No nii, tere taas kõigile jalgpallisõpradele, pikk ette ISRL episood 373 teie ees, 4. mai 2026, Kristina Kangur, tere hommikust! Tervist! Markus Jürgenson, tere hommikut! Tere hommikust! Ja mina, Raul Ojassaar. No Max, eelmine saade räägiti Viljandi järve jooksust, käisid ära? Käisin ära ja olen kurb, et räägin ainsuses. No, nii. Selles mõttes, et siin oli jättest. Ma ei ole kurb. Ma ka mitte eriti. Ma olen veel, et sa esindad meid seal. Ma olen kurb, et ma ei suuda teile mitmendat aastat juba üritan süstida teisse seda spordigeeni. Mul ei ole kusjuures kunagi meeldinud nendel suurtel üritusel käi. See ei tähend madalast sporti teinud. Oled sa käinud mõnel sellisel suurel üritusel, rahvaspordiüritusel? Olen. Äge ju. Selles mõttes, et see... Mingis mõttes on, aga mingis mõttes mitte. No see Viljandi järve jooks võib-olla eristub ka teistest suurtest spordiüritustest Eestis, rahvaspordiüritustest, et seal on kuidagi mingisugune oma selline aura ja siuke võlu, et loomulikult jälle imeline ilm on ja aga seal see tõesti on kihvt üritus ja ma olen siiralt tänulik endiselt korraldajatele, kes mind sinna kutsuvad iga aasta ja tõesti on äge asi. Sa oled kutsega peale siis või? Sinna ma saan ikkagi kutsega. Sa oled see vend, kes seal lindi eest saab sealt startida või? Ei, ma härra Jürisel ütlesin, et miks ma olin selle 300 midagi oli minu stardinumber, ehk siis 0-100 on siis ma ei tea, need kiired poisid, tüdrukud, siis tuleb 100-300 on teine grupp ja siis 300, mina saan tavaliselt sinna 300-ndasse, aga siis ma juba küsisin, et oleks aeg sättida 100 ettepoole. Sest seal alguses seal oli üle 3000 osavõtja, siis mul kompanjon ostis koha pealt selle pääsme ja siis tema selline numbri mingi 3000 algus, mis sa lähed sinna täitsa taha koos nende kepikõndijate asjadega, siis läheb nats aega kaotsi, aga isiklik rekord tuli. No tuli juba kommentaar, et kuidagi nõrk aeg noore treenitud mehe kohta. Kellelt see tuli? Lugejalt. Tähelepanelikult. Keegi, kes jooksis kiiremini, jah? Kadedalt inimeselt, ma arvan. Selles mõttes, koht 200 lõpp, 280 midagi. No siis see oli väga õiges kohas, kui see 300 oli. Sa ei saa väga palju ette. No sinna, aga jaa, see on omavahel seoses vaata, et kus sa stardid, sinna läheb mõnikümmend sekki kaotsi. Mõnikümmend sekundit lausa. Kas sa mõnikümmend sekundit ajast maha sa oleks kuskil esisajas olnud või? Mitte päris esisajas, aga seal nii suure rahvaarvu juures juba mõnikümmend sekundit mõjutab. Aga ei, mis... See ma ise mõtlesin ka, enne kui ma jooksul läksin, mõtlesin, et oi, et täna see aasta paned paned siukse ajana. Siis sa oled seal raja peal, sa ei... ma ei tea, ei pane. Aga... see on ikka väga hästi kokku võetud. Nii ta kipub olema tavaliselt. See tundub paberi peal nii palju lihtsam tõramus, et jooksu all ma mõtlesin, et ikkagi vist peab tõdema, et joosta siin teatud mingid ajad, näiteks mingi, ütleme, lameda maa peal 10 kilomeetrit alla 40 minuti ja Viljandi järve jooks alla 50 minuti, siis peab ikkagi hakkama treenima pisut läbimõeldumalt ja mingisuguse kava järgi, hakkama lõigutrenne tegema ja nii edasi. Et seda ma pole suutnud veel endale maha müüa, sellist treeningplaani. Aga ma loodan tõesti, et järgmine aasta tulete, palun tulge. Siit on hea edasi minna. Tuled või, järgmine aasta? Ei, ma ei kavatse. Vabandused kuulajate vaatajate ees, et meil nii mitte rahvaspordiüritustel käijad saatejuhid. Mul on sulle ka üks küsimus. Sina aeg-ajalt teed neid huvitavaid viktoriine, et ma ei tea, palju sul aasta lõpus jah, elektri peale raha läks või mitu kilovatti sa tarbisid telefoni laadimisega. Minul juhtus eile üks asi, eile õhtul, siis mis on mul elus vist juhtunud, ma arvan, see on 4-5 korda, ühe käe sõrmedel pigem. Alates siis umbes aastast 2016-17 umbes, millal ma hakkasin selle tegevusega tegelema. Siis see on juhtunud vist 4-5 korda. Ja ei. Mis on?
ei, ma mõtlen hoopis. Lase inimene räägib edasi. Hoopis huvitavas suunas. Ei no mis suunas? Lihtsalt võib-olla alguses ongi küsimus, et mis siis oli. Et mis sa arvad, mis võis juhtuda, ütleme, eelmine aasta ma tegelesin sellega siis kokku ajaliselt, mitte järjest siis, vaid 48 ööpäeva aastast. Ja aprillis tegelesin 5 ööpäeva. Mis see võis olla? Mingi tegevus? Sportlik tegevus? Ta on aeg-alt ka spordiga kõrvuti. 5 ööpäeva? 5 ööpäeva jagu kokku, jah. 6. Aprillikuus, jah. Mis tegelikult minu puhul ilmselt ei ole 5 ööpäeva, vaid on niisugune 3. Et noh, Maks, kuidas tunne on, siis ise pead teistele pidevalt siukseid pähklid ja siis no. Nüüd on kuidagi juba vaikne. Suu vett täis öeldakse. Peab tunnistama. No, paljasta ennast. No paljastan. Mul juhtus siis see, et minu suure podcasti kuulajana minul kõik podcastid said playlistist otsa, eks nagu sai tühjaks playlist. Mis on tõesti nagu, see on väga eriline tunne, see on täpselt siuke tunne, nagu sa oled terve maja ära koristanud või midagi sellist. See, et nagu see, mis sa nädalas plaanid... kõik, mis mul on playlistis, need saidki kuulatud, et mul oli nagu täiesti tühi, mul ei olnud ühtegi podcasti kuulata. Mul on see viga. Liiga palju vaba aega, ütleks ma selle kohta. Ei, see podcastit tuleb alati siduda kuidagi mingisuguse sellise tegevusega ära, et kus ei pea mõtlema. Jah, et ma mõtlen, mul on, kui ma kuskilt liigun, kui ma sõidan, kui ma teen trenni, kui ma ka panen last magama, olen lihtsalt lapse kõrval, siis panen ka kõrva mängima ja mingid sellised asjad, siis on ja seda aega tuleb nii palju kokku, et see 5 ööpäeva aprillis on siis nii-öelda puhtalt kõikide saadete kogu pikkus, aga ma kuulen ise kirjandusega, mis tähendab, et mul on ka see viga, et mul on ka see oma need podcastid, mis mul on, sa oled selle pand jälgima või mis seal saab panna. Ja siis ma ei saa nagu, need, mis mul on pandud, need nagu on vaja ikkagi ära kuulata ja see tärnike sealt või see asi on sealt vaja ära saada. Siis kui ma mingit podcasti näiteks seal seda Unibet ja ma kuulan vahest ka YouTube'ist. Ja siis ma sealt Spotify'st ma kuulan YouTube'ist ära, siis ma panen Spotify's ilmub see tärniga, et uus podcast tuli. Siis ma pean selle panema lõppu, et see tärn sealt ära kaoks, et mul on nagu kord majas nende podcasti riiulil. Ma lugesin huvi pärast eile kokku vist ka umbes vist 28 siis nagu sükest regulaarset või aktiivset podcasti. 28 või? Ma kuulen, jah. Päris jõuline. Millel lisanduvad veel mõned, mis on nagu mitte nii regulaarsed. Kordan, liiga palju vaba aeg. Päris jõuline. Ei, ma ütlen, see ei ole vaba aeg. Mul ei ole kordagi niimoodi, et ma istun maha ja nüüd kuulen podcasti. See on alati teiste tegevuste taustaks, mis ei nõua mõtlemist või söönemist. Oot jah. Liiga palju teed asju, mis ei nõua mõtlemist. Aga okei. Ma ei soovita samasuguse tempoga edasi panna igatahes. Mis juhtub siis? Ei löö kokku ikkagi aasta peale. Mis täpsemalt? Ei ma ütlen, eelmine aasta ma vaatasingi, et kokku 48 ööpäeva nagu saadete pikkust ja 1095 episoodi. Aga see on kiirendusega kuulatud selles suhtes, et see 48 ei ole tegelikult nagu 48 tundi reaalselt klappide all või kuidas iganes. Või klapid kõrvas kuulamist. Kersti Kaljulaid võeti maha, EOK-l presidenti nii-öelda päris presidenti hetkel ei olegi, Gert Kanter kohusetäitja. Et see ka meie eelmise saatega läheb kokku natukene ennustamisi, mis juhtuda võib. Saade vist läks lõpuks ma ei tea, kas ta läks avalikuks pärast seda, kui see asi lõpuks nii-öelda ära otsustati, aga näed, suhteliselt napilt kusjuures, kas 58 häält oli vaja ja 61 saadi, et seal 3-4 häält siia sinna. Natuke ootamatu minu jaoks ikkagi, et nii läks. Ja samas ei ole ka. Jah, selles suhtes, et minust see kogu see Kaljulaidi nagu olek ja esinemine ka seal enne seda hääletust, ma ei imesta, kui reaalselt ta võis sellega kaotada. Need 3 häält läksid seal selle jutuga. See, kui nagu selline üleolev ja selline kuidagi nagu ebameeldiv see olek oli, see suhtumine nagu rääkimine selliselt kuskilt, ma ei tea, mina olen siin ja teie olete kuskil seal all ja te ei tea midagi ja ainult mina hoolin sportlaste heaolust ja tervisest ja teie spordiinimesed ei tea nagu midagi, et see kuidagi see või ma ei tea, ta vist enne juba oli ma ei tea, kas teadis või aimas siis väga tugevalt, et see niimoodi läheb, sest see kogu see
kogu see, tema need kõned ja sõnavõtud olidki juba nagu sellised kaotuse positsioonilt justkui. Neid kuulates jäi selline mulje. Osalt minu meelest hea näide, mitte nüüd ainult see päev, vaid ka kogu tema see presidendiks oleku aeg, et sa võid nagu teha õigeid asju tegelikult ja seista ka õigete asjade eest, ega see väljapoole kommunikeerimine on erakordselt oluline. No, jah, seal tekkis nagu selgeid probleeme küll minu meelest nagu oluliselt varem juba. See, ütleme, et ta võib-olla ei tajunud siis ära, ma ei tea, võib-olla ta ei tahtnudki tajuda või jäi selle enda joone juurde killaks, et mida ta tõi ka välja, mida ta on teinud, sul on seal hunnik, ma ei tea, 100 sükst treenerit, spordijuhti, sportlast, endisportlast seal saalis ja sa räägid sellest, kuidas, ma ei tea, põhikirja olümpiahartaga ei ole vastavuses, mitte kedagi ei huvita see, kes seal saalis ilmselt on. Kuidas nüüd öelda, eks ole, see on hea võrdlus, see tuleb sealt praegu sellest impulsi saatest, kus kõik osapooled koos olid, et vaatasin seda ja tead niikuinii, et need asjad nii on, aga see tuletas hästi meelde, et eriti just igasugused väiksemad alaliidud. Nende jaoks ei ole võib-olla nii oluline see, mida seal kontoris tehakse või kas tõesti põhikiri on muudetud nüüd paremini seadusele vastavaks või isegi see, kas Johanna Talihärm on saanud need on olulised ja suured asjad, aga seda konkreetset alaliitu ta tõesti huvitab see, et kui on olümpia, siis president tuleks ja seisaks raja ääres. Sellest ei ole, sisuliselt ei pruugi sellest olla vähimatki tolku. Tal on selle ajaga palju paremat teha, võib-olla selle sama ala heaks, aga seda oodatakse, sa pead seda natukene tajuma. Jah, me võime seda ühtepidi nimetada ka selleks, eks ole, et meie spordijuhtimine on mingites asjades kinni natukene, osades alaliitudes, teistes teistmoodi. Seal tekkisid mingisugused sellised põrkumised, aga mulle tundus, et ikkagi väga suur osa oli ka selles, et lihtsalt inimesena Kersti Kaljulaid väga paljudele ei meeldinud. Ja tegelikult selles mõttes ma jäin nagu mõtlema, et ühtepidi, kui see tulemus välja kuulutati, et ühtepidi mul oli kahju, sest natukene on minu jaoks siin seda, et kui sa piisavalt kõvasti karjud, et kõik on halvasti, võtame maha, mis mulle ei meeldinud selle juures samas pakkumata asemele konkreetset alternatiivi, konkreetset tegevuskava, mida minu meelest nimetame siis nii-öelda mahavõtjatel nappis, et siis et nüüd näed, nii saabki nagu asju ajada, eks ole. Aga teisest küljest niimoodi edasi ka ei oleks temaga saanud ju minna. See oleks ju jätkunud nagu päevast päeva, sest et usaldamatus on niivõrd suur. Et nii-öelda kas õude lõpp või lõputu õudus, eks ole, siis on pigem see, et lõpetame ära, valime kellegi teise, vaatame, kuidas siis ükskõik, kes nüüd uuesti või siin asemel valitakse, eks ole, kas me nimetame seda siis nagu nii-öelda mingi vana tee juurde tagasipöördumiseks natukene, vaatame siis, kuidas läheb. Kaljulaid ise ka, ma ütlen see sama Oleki esinemine seal, ega tema ei teinud mitte ühtegi sammu vastusi just sinna nagu teistele, kes ootsid talt. Teistmoodi Olekut, teistmoodi nagu sa ütlesid, tuli, eks ole, sellesse ametisse asja teistmoodi tegema ja hoidis sellest lõpuni kinni, mis on ka mõnes mõttes aus jälle, et okei, kui see teile ei sobi, siis ongi, eks ole, hääletus, demokraatia ja lähme siis nii edasi, nagu te tahate. Aga Kaljulaid nagu suure demokraatia eestkõnelija austajana, mis on taustalt ka kuulda olnud väga erinevatelt inimestelt, väga erinevatest leeridest on see, et tema olek, tema nagu selline töömeetod on ikkagi see, et ma ei kuula teisi, on minu arvamus, see on õige arvamus ja teised nagu mokk maha. Ta on täiesti teist tüüpi juht, eks ole, ja eriti sinna sellesse ametisse nagu näha ei sobinud. Meie spordimaastikul on siis tervitatav ja soovitakse sellist juhtimisstiili, kus me siis, nagu me Eesti Jalgpalliliidu presidendi valimiste ajal rääkisime, see synonüüm pallikottide jagamine ja asi, et see ei ole päris nagu nüüd pigem tahavad need alaliidud siis, et saakski, et oleks telefonikõne ja oleks kõne kaugusel ja saaks otse rääkida, et mul on need mured, tegelegi selle asjaga. See on harjumuspärane olnud. Võib-olla see suhtlus lihtsalt, sest mis tuli ka välja ju, et mitmed nagu alaliidud ongi selle 1,5 aasta jooksul, nad polegi kordagi saanud rääkida JOK-st, nende kõnedele, sõnumitele, kirjadele ei ole vastatud. Jah, et see inimene tahabki seda, et ta võtab telefoni ja helistab, nii nagu meil on jalgpalliliidus on ju niimoodi, nii saab. Ja see tekib tunne, et seal kontoris tehakse mingeid suuri asju, aga mind on ära unustatud, mis on nagu hästi inimlik, eks ole, et sa võid küll nagu vaielda, et okei, et kui praegu tehakse suuri asju, siis sinu elu läheb ka 2 aasta pärast paremaks, aga praegu, eks ole, Eesti spordis, kus raha ei ole põhimõtteliselt mitte kellelgi,
et siis sul on vähe nagu rõõmu sellest või sa ei mõtle sellele, et okei, võib-olla 2 aasta pärast on parem, või 5 aasta pärast. Äkki ei ole, eks ole. Sa tahaks praegu siin ja nüüd tähelepanu, toetust, mis iganes kujul, vormis ja kui seda ei tule, siis on väga kerged need lahkhelid tekkima. Aga kes taustal on kogu keegi räägib, et kuskil taustal on keegi, aga keegi ei ütle, kes? Üks asi veel lihtsalt, et nagu arvestades tundmatu miljardär. Kui nagu selline kuidagi kaootiline, ebastruktureeritud ja selline veider see mahavõtjate seltskond nagu tervikuna oli, et siis nagu arvestades seda, et sa kaotsid nagu sellele seltskonnale, siis see nagu, minust natuke nagu jäi selline mulje, et võib-olla ta ei tahtnudki nagu lõpuni võidelda seal või ei tahtnudki 10-10-ga kinni hoida, et kui niimoodi läheb, siis ta oli nagu leppinud selle olukorraga. Ilmselt läheb. Ütleme, vaieldamatult ikkagi targa inimesena, inimene saab ju aru sellest ühel hetkel, et siin on 2 varianti, et kas ma muudan täielikult oma lähenemist, oma nägemust, või siis see asi saab läbi, eks ole. Kui sa otsustad, et sa ei taha muuta, et kui teile minu varianti ei sobi, siis ma taandun, korraks. No seal on jah see, et ma ei paindu, ma pigem murdun. Kaljulaidi Leerile siis vähem kui aastaga 2 valusat kaotust Alex Koka-Reinale. Et Jalgpalliliidu presidendi valimised ka seal samas ruumis ju tegelikult näljaks selline nagu midagi kokkusattumus või ühte langevus. Aga koos presidendiga siis läks ka peasekretär või? Ei, peasekretäril on leping tema ja pedasi Kristjan Ohver siis jah, et jalgpall on ikkagi tugevalt sees endiselt. Maha või nagu tagasi astub siis tervikuna see on siis asepresidendid? Ei, Tiit Pekk vist ka läheb, aga see on see täitevkomitee. Täitevkomitee, jah. Ja täitevkomitee tegelikult nimetab ametisse peasekretäri, aga sest et kui sa vaatad näiteks Siim Suklas oli ju mitme EOK presidendi ametiajal. See on nagu eraldi, see ei ole poliitiline, see ei ole valitud amet, vaid see on... Aga loomulikult, neil on siis ilmselt võimalik see, kui nagu kuidagi tööga rahul ei olda või midagi, siis ka lõpetada see asi. Seal on ilmselt... Seda me näeme siis, kui... Uus president tuleb, siis tal on võimalik Kristjan Ohver välja vahetada, lihtsalt selle konks on selles, et see käepigistus on seal ikkagi väga kuldne, mida see eeldab, nagu, et see on tähtajaline leping ja ikkagi ju ka igalt poolt läbi käinud, et korraliku palgaga. Ja ta ei ole, eks ole, seotud presidendi isikuga, nagu sa ütlesid. Just, aga lähme Premier Liiga juttude juurde, lähme jalgpalli juurde siis lõpuks ometi. See on muide naljakas, korra ütlen, kui sa nagu mainid, eks ole, me räägime EOK presidendist ja siis ütleme, et lähme nüüd jalgpalli juurde. Et tegelikult, kui Eestis on üks alaliit, kellel on, ütleme otse, suhteliselt ükskõik, kes on EOK president, siis on see alaliit, on Eesti Jalgpalliliit ja see ala on jalgpall. Oleme ausad, mitte midagi. Varem oli see nagu väga palju eraldi, viimastel aastatel, ma ei tea, kas 10 aasta jooksul midagi sellist, Jalgpalliliit on tegelikult ju üha rohkem tahtnud ennast sinna Eesti spordijuhtimisse ka sisse saada. Anna Rei on ka seal ju täitev sa oled asja juures, aga ütleme, et kas nagu sellest midagi nagu paremaks, hullemaks, oluline on olnud tihtipeale see, et kes on Tallinna linnapea, eks ole, et kellega saab asju ajada, et see on palju tähtsam kui see, kes on EOK president nagu jalgpalli jaoks. Kuule, enne kui Premium Liiga juurde, siis ei, see on Premium Liigaga seoses, et kui me eelmine saade, mina rääkisin seda nendest intervjuudest endidest, et kuidas midagi natuke... See oli mitu või mõni saade tagasi, jah. Siis nüüd mul tekkis uus mõte ka. Aga kui sul need on tekkinud ju nagu seeni pärast vihma. See on kihvt, see on kihvt. Aga mul tekkis veel üks mõte seoses nende vahetustega, seoses ülekanded. Ma olen ise ka kommenteerinud ja, või kui olen kommenteerimis käinud, nüüd eriti tänapäeval, kui on 5 vahetust lubatud, siis tekib olukordi, kus need pundid teevad 3 kaupa neid vahetusi. Ja võiks ju iseenesest kommentaatori puldile ka edastada mingisugused paberid 4. kohtuniku poolt, sest pingid ju kirjutavad paberi peale, välja tulevad number 1, 2, 3 ja siis need annavad need 4. kohtunikule, 4. kohtunik valmistab või on talle need tablood ette valmistatud. Et võiks ju tegelikult ka kommentaatoritele see info kuidagi tulla. Ma olen ise tähele pannud ja nüüd ka nädalavahetuse ülekannetes nagu nii palju ikkagi tuleb, osad lähevad sealt küljejoone tagant välja, osad sealt otsajoone tagant, et... See väga oleneb, vanasti oli Ain Tammus Levadial, kes ju alati, minu meelest vähemalt kui mina kommenteerisin, seda alati näitas enne nagu kommentaatorile ka. On 4. kohtunikke, kes näitavad, kui sa ise nagu vaatad sinna poole, ta su pilgu kinni püüab. Vaata, meie ülekannetel tavaliselt reeglina see kommentaatori telk on ju seal täpselt 4. kohtuniku juures, et sa saadki vajadusel, ma ei tea, mikrofon kinni
küsid korra, aga suurtel... ja noh, mida sa näed, kui ta seda tahvlit valmis paneb, aga vaat siis, kui on 3 tükki, siis on tihti see, et pannakse tahvli peal 1, näidatakse ära, siis pannakse teine, eks ole, näidatakse ära, 2 saad näidata, keerad seda. Et erinevad tahvlid on ka erinevatel klubidel. Vahel on ka seda juhtunud, et see 4. kohtunik paneb need numbrid valmis, kui on 1 vahetus näiteks ja ta paneb ainult 1 poole ja siis näitab seda nagu ainult rahvale ja siis... seal on nii palju muutujaid. See on nagu aus. Ühe vahetuse puhul see peaksid olema ikkagi piisavalt... Ei, ma antud hetkel ei räägi 1, ma räägin siin, nüüd oli ka nädalavahetusel, kes 1 punt tegi 4 vahetust korraga, 4 meest. Oli vaprus vist. Jah, et ja siis hakkab neid mehi tulema ja siis, kui teine meeskond ka sama auku, seda vahetusauku hakkab kasutama, siis see on aus, et jah, siis meil on nüüd tänapäeval see, et osad vennad lähevad kuskilt, 1 läheb sealt, teine läheb sealt, kuskilt paremalt vasakult, eks ole, et juhatatakse kõige lähema joone juurde. Aga olgu, läheme edasi siis nädala suurima uudisega, ehk siis esmaspäeva õhtupoolikul pärast lõunal tuli siis teade, et õhtupoolikul just, ikkagi õhtupoole, mis suhteliselt see ebatavaline... Pärast kella 5. Jah, ebatavaline aeg nagu selliste teadaannete tegemiseks üldiselt. Ja mõtlen just, et see, ütleme, Paide podcast oli ju kell 4, on ju, et seal ei mainitud ju sõnagi seda, et midagi sellist tuleb või on tulemas. No enne oli vaja Paides koosolekud ära teha. Suht mage on ka, kui peatreener sealt teada saaks. Ma nägin spordidirektor Kamsi vahetult peale meie saate salvestust. Ja see aken nende podcasti ja siis meie saate lõpu vahel oli päris väike. Mingi 5 tundi. 4 tundi. Aga mees ütles, et tal on veel enne podcasti vaja Paides koosolekul ära käia. Paidesse, jah. Ehk siis, sealt mindi põhjagaasiga. Edasi tagasi, jah. Lumi oli ära sulanud esmaspäevaks vist õnneks. Ühesõnaga, Paide linnameeskond siis peatreener Vladimir Vassiljevile andis kinga. Ka Nikita Brõlin siis selline number 1 abitreener on läinud ja Tarmo Kink on siis asemele määratud peatreeneriks. No, Markus, ma küsin sinu reaktsiooni esimesena, et oli see üllatav, kui üllatav see oli, kas see on õige otsus? No kas see õige otsus on, seda ma nüüd ei oska küll öelda. No, milleks sa siin oled siis? Ma ei tea, ilmselgelt peatreenereid üldjuhul vallandab ikkagi mängija või mängijad, et endagi kogemusest ma tean, et kui riietusruumis läheb asi, et mina mängijana kaotan nagu usu mingitesse ideedesse, mul on mingi peatreeneriga ei usu, kui usk kaob ära peatreenerisse, siis see kõik peegeldub tegelikult ka riietusruumist väljapoole, siis on aja küsimus, kui see jõuab kontorini ja juhtkonnani välja. Et niisama lambist, nagu siin mõnes artiklis on välja toodud, et spordidirektor siin käseb poob ja laseb, siis ma jään eriarvamusele, aga kas see on õige otsus või mitte. Tabelisse vaatad, tundub huvitav, aga arvestades asjaolu, et seal tegelikult taustal oli mingi selline asi, et tegelikult Vassiljevil oli ju eelmise hooaja lõpus kohe suhteliselt, ta suvel määrati ametisse. Ja äkki sügise kandis tahtis Tiraspoli Šerif teda peatreeneriks. Ja seal kuidagi jõutud kokkuleppele, äkki taustal see hakkas ka mingit mõju avaldama lõpuks. Et päris... Septembris, kui mälu ei võta, äkki vist oli see lausa, et ütleme, need on sellised hästi keerulised olukorrad, et sa saad nagu mõlemast... Ma kuulsin, esiteks, sorry, et ma vahel Tiraspoli Šerif. Jah, kusjuures Moldova klubist me räägime ju ja mitte Moldova, lihtsalt Transnistria lausa ju, Tiraspol on ju selles veidras asjas. Nad ju viimasel ajal vist neil ei lähe väga hästi. Nad ju vist Moldova meistriks äkki ei tulnud. Praegu on ka 3. Et see seletab ka, miks nad uut peatreenerit otsivad võib-olla. Ei seal on see, et vaata esiteks Šerifil on ju see mingi hull KGB kindral või mingi see vend on seal president. Šerif ongi selle firma nimi, mis on tema oma nimi. Ma kunagi kirjutasin sellest, mis on ju täiesti Šerif tuleb sellest, et ta enda hüüdnimi oli Šerif kunagi. Vaat see on saavutus. Paneb niimoodi, pani oma firmale nime 90-ndatel ja siis, kui klubi tegis, pani loomulikult ka selle. See firma on nagu mingisugune nagu ämblik, see on mingi täiesti mingi, see on mingi kaubanduskeskused, mingi telekomi firma on Šerif vist seal, täiesti mingisugune ülipikkade... Kuule, meil oli endal, Šerif oli meile endal ju Šotimaal omal ajal. Oli. Hendrik Ojamaa. Jah. Ma lihtsalt ütlen, et Viktor on seal Šerifis ka.
Viktor. aga et jah, seal vaata tekib sul paratamatult, natuke praegu mitte konkreetselt sellest, sest et selle tausta ei tea, eks ole, aga lihtsalt peale vaadates saad nagu aru, et kui on selline asi õhus, siis ju on täpselt see, et klubi ei taha ju treenerit, kes on suhteliselt alles ikkagi tulnud minema lasta niisama, ja treener samas ju tahaks jälle minna, et võib-olla jäi sealt midagi õhku, eks ole, mine võtta kinni nagu. Aga teistpidi nagu, kui sa vaatad nagu seda, et kas see nüüd nagu üllatus oli, ühtepidi nagu oli ja ei olnud ka, sest mängupilt oli ikkagi suhteliselt kesine, viisakalt öeldes, tulemusi oli, aga oli ka selliseid mänge, kus see tulemus tuli nagu natuke õnnega pooleks, eks ole. Peatreeneri argumendid, et vigastusi on olnud palju, tõesti Paide on väga palju koosseisu pidanud roteerima, siin oli mingi probleem, eks ole, nende brasiillastega, kellel olid mingid viisaasjad, täpselt see, et sul kas või selle viimaseks, Vassiljevile viimaseks jäänud mängu eel, eks ole, et sul kukkus vist 3 venda kukkus ära nagu nii, et nad tegelikult ei oleks pidanud alustama seda mängu, eks ole, tulid sisse, mängisid kuidagi poolvigasena või mängisid ühe poolaja, et jah, selliseid probleeme oli palju, aga ma olen ka täpselt seda meelt, et selliseid otsuseid esiteks kindlasti ei tee nüüd üks mees. Kams ärkab hommikul üles ja otsustab, et lasen peatreeneri lahti. Aga kes need veel on siis, kes ma eeldan, et seal on ikka juhtkond nagu ju. Kes see juhtkonnas on siis, nagu ütleme, kes on need nagu sportliku poole inimesed, kes seal eks seal oma sisendi annavad mängijad, eelkõige kaptenite kogu, mis on minu arust Paidel on tehtud mingi kaptenite punt. Siis on seal spordidirektor, seal on tegevjuht Jaanus Pruuli, seal on president Veiko Veskimäe, ma arvan, et ma ei tea, kas seal juhatusest veel inimesi võib-olla natukene, ikkagi selliste otsuste juures nagu nii-öelda istub ka korraks laua taga, on see siis virtuaalne laud või mis iganes, eks ole, aga see ei ole nii, et üks mees otsustab. Okei, see selleks. Sellega ma olen aga selles suhtes nagu jällegi, jah, on ta kindlasti nagu ootamatu, kui sa vaatad nagu tulemusi ja vaatad seda, et nüüd nii hull see asi ka ei olnud ja sellele, et mängupilt ei olnud, on mingid teatavad objektiivsed põhjused, aga teistpidi jällegi vaatad seda, eks ole, et Paidet ootab nüüd alanud nädalal ees ülitähtis mäng. Karikamäng siis. Karikamäng Vaprusega kolmapäeval. Kui selle kaotad, siis võib kõik olla okei endiselt, aga ei pruugi enam olla. Samas võib kolmapäeva õhtuks Paidel olla eurokoht käes. See siis eeldab seda, et nad ise võidavad Vaprust ja Trans kaotab teisipäevases poolfinaalis Florale. Siis on korras. Siis ei ole Paidel enam muret. Et kui sa nüüd enne seda tunnetad, et võistkonnas midagi on paigast ära, ütleme siis nii-öelda, nimetame seda siis nii, et riietusruum on kadunud, siis oli ta jälle suhteliselt loogiline hetk, et sa annad võistkonnale aega vähemalt ühes mängus uue treeneriga harjuda, sa ei tõmba neil nii-öelda vaipa jalge alt ära vahetult enne seda karikamängu. Jällegi, taustad mingil määral on inimeste vahelised, eks ole, seda nagu teadmata, aga mul oli ka nagu, jäi mulje natukene uurides seda, et mingi teatav rahulolematus võib-olla oli juba enne mingite asjadega ja samas jällegi, kui nüüd võtta kinni nagu Vladimir Vassiljevi sõnadest, eks ole, siis tema ütles, et kui midagi oli, siis tulge rääkige. Et kuidagi seal need suusad lõpuks risti läksid ja vahel juhtub nagu nii, et ma ei tea, kas siis kaob, see on praegu täiesti hüpoteetiline, aga et kui näiteks ütleme kaob usaldus, natukene seesama paralleel nende EOK valimistega, eks ole, et kui usaldus kaob, siis seda tagasi saada kuidagi on juba väga keeruline. Midagi seal nagu mingi hõõrumine seal oli, et see otsus niimoodi ära tehti. No kui mõelda mängu, kui on mõni treener Eestis, kellega käib kaasas siuke ütlus, et vahet pole mismoodi, aga 3 punkti taskus, nüüd lähme koju tagasi, siis on see Tarmo Kink minu arust. Et selles mõttes seal kuskil mingi vastuolu ju on. Et Tarmo Kink on ju tegelikult, ta on selle välja öelnud ka, et vahet pole, 3 punkti taskus, nägemist, tšau paka, me lähme koju. Lihtsalt tulles tagasi nüüd selle õige vale otsuse juurde, mina kuulsin ka seda, et meeskond oli ikkagi tagant ära Voovalal, et seal nagu sa ütlesid ka, et mängijad nagu valandavad peatreenerit, et selles suhtes ma ei see oli kindlasti üllatus, et sel hetkel võib-olla see otsus tehti, kuna me oleme varem ka näinud, et Paide pigem on selline võistkond või klubi, kes natukene annab ikkagi aega, aga kui sa vaatad nagu muid parameetreid, siis seesama punktid per mäng, ta oli ju peaaegu aasta otsa seal ja seda nagu sellist reaalset sammu edasi ju selle aja jooksul ei tehtud. Võtame eelmise hooaja ka, eks ole, kus ikkagi jäädi lõpuks 4. Ja ütleme, et kui sa nagu ikkagi vaatad seda praegust mängupilti ja eriti võib-olla
jätame nüüd viimase vooru kõrvale, kus Vaprus jälle Unitedile kaotas, aga Vaprus oli 2 mängu vahepeal võitnud Kaljut. Ehk et see võis tekitada küll natuke selle, et noh, me peame midagi tegema. Ja nagu sa ütlesid, varem on Paide olnud ülikannatlik ja tegelikult kohati on tundunud, et liiga kannatlik Karel Voolaidi ja Ivan Stoikovitšiga, et kui oli nagu juba näha, et no ei tööta. Okei, jällegi, nemad teavad täpselt ja näevad, eks ole, kuidas on selle meeskonnaga, kas nagu riietusruumis õhkkond soosib veel jätkamist või mitte. Aga võib-olla isegi natukene see mõjutas, et okei, teeme nüüd, siis tõmbame selle plaastri nagu järsult ära, et ei hakka niimoodi vaikselt otsast sikutama, nagu 2 eelmise peatreeneriga on olnud võib-olla. Et see on lihtsalt need tulemused kindlasti ei olnud ju peaaegu aasta otsa juba see, mida Paide oleks tahtnud, siin meil oli ka üks statistika võrdlus, et Vassiljev tegelikult Paide ajaloo kõige edukam peatreener, 2,0 punkti per mäng, eks ju, selle oli 1,9 oli vist Stoikovitš äkki või. Et mingisugune üliväike nagu edasiminek on olnud, aga ma vaatasin viimased 10 nagu Premier League hooaega, võtsin võrdluseks kõrval, et mis siis tavaliselt nii-öelda meistri, mis on see keskmine punktid per mäng, millega tullakse meistriks, on ju. Ja kui Vassiljev oli 2,0, siis meistriks tuleku nii-öelda meistriks tulemine eeldab seda, et sul see keskmine on seal 2,4, 2,5 on ju. Et seal ikkagi päris suur samm on veel justkui minna. Et kui sa vaatad, ja samm on minna ka selles mõttes, kui sa viimast 6 aastat vaatad, siis okei, vahepeal olid seal 2 hooaega, kus oli üle 30 ja ligi 30 punkti vahet, eks ole, meistriga hooaja lõpuks, aga et kui 2020 hõbedale tulles oli 16 punkti maas, siis eelmisel aastal 4. kohaga 12 punkti, et see nüüd mingi hüppeline nagu järele jõudmine ei ole ja see 12 on tegelikult Paide kõige väiksem kaotus meistril. Ja seda on ka ikkagi päris palju. Mida on päris palju ja oleme ausad, see 12 ei ole nii, et sul läheb 3-4 viimase vooruga, see, eks ole, viimase ringiga nagu käest ära. Pigem läks esimese 3-4. Pigem on see olnud nagu nii, et ega Paide... Eelmine aasta kusjuures ei olnud, aga... Eelmine aasta ei olnud, jaa, aga et oleme ausad, Paide nagu päris niimoodi, kas või poole hooaja peal nagu stabiilselt tiitli mängus sees ei ole ju kordagi olnud. Ja palju praegu nad on maas? 7 vist juba. 7 ütlen peast vist, jah. 24 ja 17 on ju, et siin viimane nädalavahetuseks ju ilma Vassiljevita suurendas käris seda vahet veel, aga naljaks on see, et nad natukene üle nädala tagasilt tabeli liidrid alles, et ja pärast seda on ju ikkagi päris korralik selline mõõn tekkinud. Aga lihtsalt Vladimir Vassiljevist on ka natukene võib-olla jäänud selline üldsusel võib-olla naljaks mulje, et see tegelikult et see on niisugune hästi kogenud ja hästi selline hinnatud treener, okei, kui ta Šerif teda tahtis, siis mingi tõetera on seal sees, aga see Paide tööots oli tal ju esimene tööots peatreenerina kõrgliigas üldse. Et Levadias ta oli ju Savitsi abitreener sisuliselt, on ju. Ja Unitedi ta viis esiliiga meistriks esiliigas ja ka ikkagi sellise koosseisu, kus nagu see oli ka vägagi eeldatud saavutus on ju ja Slovakkias ta oli ka ju, ei olnud ju kõrgliigas, et see Paide ots oligi tal tegelikult alles esimene tööots peatreenerina meistriliiga tasemel on ju. Jah, teisest küljest, eks ole, kogemust alla 40 aastase Eesti treeneri kohta välismaalt peatreenerina ikkagi, küll ka esiliigas, aga ikkagi peatreenerina, siis 2 Eesti tippklubis nüüd kaaspeatreenerina ja peatreenerina, eks ole, siis Eesti koondise juures olnud, et väga paljudel ei ole seda CV-d, eks ole. Mul lihtsalt natukene jääb selline mulje, et võib-olla ta on ikkagi oma olemuselt natuke rohkem abitreener kui peatreener, võib-olla selline nagu väljaspoolt mulje. Kas isegi võib-olla olemuselt, aga lihtsalt see, et kui sa oled väga pikalt töötanud abitreenerina, siis sul on teatavad töölõigud, eks ole, teatav mingid mustrid tekivad sul oma töös, eks ole, et kui palju sa mängijatele infot annad, nagu ta ise ütles ka meile näiteks, eks ole, kui ta stuudios käis kolmapäeval, et 2 hooaja vahel üritasid nad Paides tõmmata just seda info andmist mängijatele väga kõvasti tagasi, sest et oli nagu aru saada, et natuke liiga palju sai seda. Et ka seda võib-olla, ütleme, on just tänapäeva nii-öelda noorematele, moodsatele treeneritele ette heidetud, et mängijad kuhjatakse infoga üle, et kogu aeg keegi käib mingi tahvliga, näitab midagi, seletab, eks, et vahel on natuke vaja seda ka, et lööd palli jalaga riietusruumi ukse vahelt sisse ja ütled, et poisid, pange. Seda osa just, ma mõtlengi, et ta tundub nagu hästi selline väga hea siuke analüütiline. No ei tea, ma ei ole selle sinu öelduga nõus, selles mõttes mina olen näinud, mul olid samad kahtlused Levadias ju, tema oli ju kas kord või 2 võttis tema ju ajutiselt ka üle peatreeneri kohustused. Ja esimest korda, kui see juhtus, siis oli ka mul, ma mäletan, eelmine õhtu ma mõtlesin huvitav, et Voova,
et noh, alles abitreenerina ta oli siuke hästi pullkuju, mängis meiega sikad ja said teha siukest selliseid nalju ka, mida sa peatreeneriga ikkagi ei tee, on ja ta oli siuke väga, ütleme, ta on see, korralik abitreener. Üks ühenduslüli, eks ole, kes nagu tihti ja ma mäletan seda õhtut, ma mõtlesin, et huvitav, et kuidas see nüüd hommikul olema saab. Aga sõrmenipsust suutis ta selle väga kiiresti kuidagi selgeks teha nii mängijatele, kui selle ümber lülituse teha hästi kiiresti, et see väga konkreetselt. Et ma ei sildistaks niimoodi, et sobib see või too paremini, et minu arust on seal ka peatreenerina ikkagi potentsiaali rohkem kui küll. Ei välista, lihtsalt see oligi minu nagu selline tunne, mis väljastpoolt on jäänud, aga natuke enne puudutasime seda, et kui palju siis seal on seda kuulsat kamsi vastutust sees, et Hannes Vaherilt Õhtulehes väga selline küll see oli plahvatsohtlik artikkel või mis ma teeks, see oli arvamuslugu või? Arvamuslugu, jah. Ütleme, siuke kommentaar, repliik oli just pealkirjas, eks ju. Et ma ei tea, mina olin väga nõus sellega, aga mulle tundub, et teie kumbki nii väga ei ole. No kuidas sa saad, kus sa tead, mis ülesanded talle on pandud? Spordidirektori ülesanded, mis ülesanded tal on, mis ei... kas sa arvad, et peatreeneri ma ei tea, ma ei olnud spordidirektor, ma ei olnud klubi, mõne jalgpalliklubi boss. Kas sa arvad tõesti, et peatreeneri valimine ei ole tema ülesanne? Ma ei vasta su küsimusele. Ei vasta. Nojah, on ju. Pole Paide kontoris istunud, selles mõttes ei tea, eks ole, aga mulle on jäänud isiklikult mulje, et nagu me just rääkisime, et suuri otsuseid tehakse ikkagi nagu seal mitte nii, et üks mees tuleb kontorisse ja ütleb, et kuulge, ma leidsin meil uue peatreeneri, vaid need arutatakse läbi. Ei, kindlasti arutatakse läbi. Seal ei olegi küsimust, kas arutatakse või ei arutata. Ma võtaks natukene selle pulkadeks võib-olla selle loo, et ma igaks üks nagu rõhutan, et ajakirjanik ongi sellepärast ajakirjanik, et arvab, ta paneb sinna oma nime alla, ta vastutab, eks ole, ja see ei ole see, et ei tohi arvata, eks ole, kindlasti mitte, kaugel sellest. Võtame nagu selles suhtes kõigepealt selle nurga alt, et kindlasti spordidirektor vastutab ka. Ja miskipärast mulle ei ole küll muljet jäänud, et nagu konkreetselt Gert Kams ei võtaks vastutust selle eest, kui meeskonnal läheb halvasti või kui mingid mängijad ei saa hakkama. Minu mõelest on ta seda teinud. Mul ei ole tsitaat ees, aga minu mõelest on ta öelnud täiesti, et ma olen ise, ei ole välismaalaste toomisega õnnestunud. Paidel on neid aastaid olnud, kus on tood 5 tükki ja kõik 5 on kehvad. Juhtub. Samamoodi ka ma ei tea, võib-olla mingit rolli mängib nagu see, et me Eesti klubides ja spordidirektorid on teinud häid otsuseid, halbu otsuseid, nagu tehakse igal pool, ikka juhtub, maailmas ka, eks ole. Aga me näeme vähe spordidirektoreid, kes oma näoga on iga nädal või üle nädala kuskil avalikkuse ees rääkimas asjadest. Enda klubi asjadest, natuke ka teiste klubide asjadest, mis on paratamatu. Äkki see tekitab nagu selle tunde, et muudkui seal käid ja seletad, aga ise midagi ei tee. Ja vaata, see käid ja seletad, seal, mis tuli ka nendest videost välja, millest sina rääkisid ju siin samas toas lauadaga Vovo Vassiljeviga ka, et see, kui sul spordirektor tuleb nagu ja vahel ka president tulevad nagu pärast mängu rääkima ja aeg-alt need võib-olla sõnumid on isegi vastandlikud peatreeneri juhistega. Okay. Aga jällegi siin, eks ole, peatreener ütles selle peale, et jah, juhtus selline asi, aga et me nagu rääkisime oma vahel ja saime korda selle. Seda ju, toome nüüd näiteks selle, et mõni Eesti mängija läheb sinna Tiraspoli Šerifi näiteks. Seal ei tule aeg-ajalt kindral uksest sisse. Või meil on siin, esimene näide tuleb pähe Joonas Tamm, eks ole, kes on siin isegi vahepeal istunud jalg üle põlvetribüüni peal, sellepärast, et president ütles, et see vend ei meeldi. Aga see spordidirektor või president? President, jah. Omanik või? No ükskõik kes, eks ole, aga kui me räägime nagu seda, et riietusruumis võib rääkida ainult peatreener, eks. Ma arvan, seal käiakse ka samamoodi jutustamas, eks ole, ja kuule isegi meil Soomes tuli lõpuks. Just, eks. Okei. Lõpuks, mille peale? Lõpuks ja tõesti sellele lõpuks. Küsimus on nüüd selles, et kui sageli ta seda teeb, eks ole, ja mis see sõnum seal on. Kindlasti on inimesi, kellele meeldiks see, et kui sinuga räägib üks juht, ma olen kunagi töötanud ise kollektiivis, kus oli vaheastme juhte hästi palju, siis tekib see küsimus, et keda ma nüüd kuulan. Eks sa saad tõesti reaalne näide 15 minuti jooksul 3 inimeselt, kellel kõigil on justkui õigus sulle midagi öelda, saavad sama asja kohta risti vastu käivad soovitused, siis on see, et
kelle sõnast ma nüüd kinni hakkan, eks ole. Kes kõige kõrgem on. Kes kõige kõrgem on, aga et noh, jalgpallivõistkonnas on sohtlik, on ju. Kõige kõrgem võib-olla tuli esimesena, eks ole, et noh, ühesõnaga, ja mulle võib-olla tundub isegi nagu selle 3. oma kõige mõistlikum. Et seal tekivad sellised asjad. Ja on need, keda see absoluutselt ei häiri. Seda ütles ka Vassiljev õigesti, et noh, sa ei saa nagu sellistest asjadest endale mingisugust probleemi tekitada mängijana. Hakata nüüd mõtlema, et noh, ma nüüd ei tea, mis ma teen, eks ole. Ei, sa pead siis valima nagu, et okei, mina kuulan peatreenerit näiteks. Aga see võib olla üks teema. Samas jällegi, Paide on teinud oma tegemistest seda vlogi, mis on väga tänuväärne asi, kus me nagu näeme pilku riietusruumi. Ütleme see, mida Paide teeb sotsiaalmeedias ja selle, noh, YouTube ka sotsiaalmeediana arvestada, see on nagu Eesti nagu selgelt number 1. Ei, no see on tipptase, eks ole, aga jällegi, me ei tea, kui palju seda on teistes klubides, sest me nendesse riietusruumidesse niimoodi ei näe. Ja mis asja see, et spordidirektor pärast mängu riietusruumis on ja paar sõna ütleb, see on täiesti... Et sealt... See on täiesti tavaline. Vahepeal isegi mängu vaheajal tuleb spordidirektor. Kas see, ma arvan, et see ei ole asi... Kui ma olin Levadias, meil oli meie spordidirektor, kui ma ei eksi, oli meil Sergei Pareiko oli spordidirektor. Ütles, jah? Pareiko ütles mängu ajal, ma mäletan tribüüni ülemised korrused A Le Coqil kogu aeg sõna sekka. Üle kogu staadion kuulis. Tavaline. Levadial käib ju praegu siia, käib ka see, ütle nüüd see nimi, Kolordava, ei, on Kolordava. Käib ju ka, peale igat mängu on riietusruumis. Et ma arvan, et üks osa on nagu see, et noh, seda, mis nagu Paides toimub, ma ei tea, nimetame seda kulisside taga või noh, nii-öelda nagu selle poole peal, mida me tavaliselt ei näe, me näeme seda nagu üle keskmise palju. Ja see võib tekitada tunne, et mis te nüüd korraldate siin. Või tunde, eks ole. Samas, mis minu jaoks nagu hästi huvitav on see, et mul ammu juba selline tunne, et nagu väga paljudel inimestel nagu, kas Paide on teile võlgu midagi või? Klubina. Et neilt kuidagi, noh, see teatav selline mingi agressiivsus või noh, nagu nõudlikkus, see latt tundub olevat nagu veel kõrgemal kui teiste puhul. Ma ei tea, kas see tuleb jälle natukene sellest teatavast avatusest, ka teatavast vastandumisest võib-olla mõne jaoks, eks ole, me teeme asju teistmoodi, on see võib-olla mõnel puhul mingi väike kadedus, ma ei kujuta ette, aga ütleme, et mul nagu teiste klubide puhul sellist asja ei ole olnud, et noh, üks meeldib ühele, teine meeldib teisele, aga ma ei ole nagu tajunud, et nagu nii, see nõudlikkuse latt oleks nii kõrgel. Ja Paide läheb nagu paljudele korda selles suhtes, et see... mis on iseenesest hea muidu. Me näeme ka enda nagu klikinumbrite puhul, et Paide asjad nagu üldiselt lähevad rohkematele inimestele pakuvad huvi kui ma ei tea, Levadia või Flora isegi. Ja fakt on ka see, et noh, kui me vaatame ja ma mõtlesin nagu selle peale ka korraks. Ta ei jäta külmaks, jah? Jaa, ta ei jäta külmaks, aga ma mõtlesin ka korra selle peale, mul oli äkki mõne aasta eest ühe klubiga, kes sel hetkel oli tabeli suht tagaotsas, nüüd on kõrgemal olnud viimastel aastatel, aga et noh, omavahelises vestluses, pole oluline kes, aga omavahelises vestluses lihtsalt nagu oli see, et noh, küsisin täitsa nii jutu jätkuks nagu, et noh, et teil vist klubil nagu praegu kõige paremini ei lähe hetkel, mis peale klubijuht ütles, et klubil läheb meil väga hästi, et jaa, nõus, esindusmeeskonnal läheb kehvasti hetkel. Aga klubiga ei ole meil mingit probleemi, kui ma vaatan, kuidas mängivad meie noortegrupid, kuidas meil asi noori peale tuleb ka esindusmeeskonda, kuidas nagu üldine püramiidi alumised kihid laienevad, eks ole, kõik on okei. Ja kuidas klubi toimib, palju harrastajaid on, palju treenerid on. Kui me nüüd vaatame Paidet, eks ole, et ma olen nõus, et loomulikult need asjad ei ole üheselt spordidirektori vastutus. Sellepärast ongi spordidirektor. Aga ma olen täiesti kindel, et Gert Kamsi käsi on ikkagi osaliselt mängus ka selles, et Paide on oma infraga tegelenud, et nad on akadeemiaga tegelenud, et nad on naiskonnaga tegelenud. Noh, neil on ikkagi ka täisprofi meeskond, eks ole. Huvi pärast korra vaatasin, palju oli see Paide 2025. aasta majandusaruandes täpne summa, see mängijate müügist saadud tulu. 1,26 miljonit. Et päris rahapõletus, et vaat siin me joome nagu lihtsalt selleni, et kui seal pealkirjas oli, et see on rahapõletusahi, siis rahapõletusahi oleks ta siis, kui Veiko Veskimäe oleks võtnud kõik need miljonid, mis ta on aastate jooksul sinna klubisse pannud need esindusmeeskonna alla ja vaat tulemust ei oleks. Siis oleks ta rahapõletusahi. No kui sa vaatad ka esindusmeeskonna eelarvet, siis see oli ju, kus ma ei vaata, selgelt kõige suurem. 1,7 oli esindusmeeskonnal ja 3,7 oli kogu klubi. No seda kõik arvestada. Nõus, mis palkasid seal makstakse, kes sinna tuuakse, on ju see selgelt ju see tulemus ei ole sellele vastandi, see on juba mitu aastat niimoodi. Ja absoluutselt nõus ja ütleme, et Paide ongi, noh,
ma ei tea, nüüd näppu lõiganud või kuidas öelda, eks ole, aga selgelt nagu vajakajäämised on selle poole peal. Jah, saad aru, et Eesti klubidel on vaja mingeid sissetulekuallikaid, Paide on valinud selle, et me müüme oma parimaid mängijaid, aga selgelt võistkonna, nimetame seda, ma ei tea, jätkusuutlikkuseks, eks ole, on selle all kannatanud. Et kas me teeme hinnangu, ja selles mõttes ma olen nõus, kas me teeme hinnangu siis selle esindusmeeskonna punktide pealt tabelis või? Mille osas hinnangu siis? Spordidirektori... Spordidirektori, mina võtaks ka selle näiteks mängu, et päris mitu peatreeneri valikut järjest on tegelikult ju ebaõnnestunud. Kui võtame Voolaid, Stoikovitš, Vassiljev, kõik kolm ju on ikkagi lati maha jäänud suhteliselt selgelt ja ei ole väga kaua ametis püsinud. Ehk siis nagu, kelle otsa sa nagu veel vaatad, kui mitte spordidirektori. Samas on ka õnnestumisi, eks ole, jälle neil treenerite. Mis on õnnestumine peatreeneri valikuna? No, kui sa võtad nagu õnnestumise latiks sead selle, et nad ei ole Paidet viinud Eesti meistriks, siis loomulikult ütleme, et nad ei ole, nagu see ise välja, et nad ei ole isegi tiitli mängus olnud kordagi. Nad on viinud eurokohale, eks ole, nad on Euroopas, on nagu olnud korralike tulemus. On olnud õnnestumisi, aga ütleme, tervikuna nad pole ju tervet hooaega suutnud kokku panna. Ja ei no jaa, aga kogu selles mõttes peale Kamsi tulekut on kõik need asjad juhtunud, mis Jaak siin ette luges ju. No see, ma ütlen, ma nüüd ei ütleks, et ma ei tea, Paidesse kerkib staadion on nüüd Gert Kamsi töö, see pigem on ju... No ma täpselt ütlesingi, et see ei ole nii üks-ühene, eks ole, aga sa ei saa nagu öelda, et oma tööd on... Sa ütlesid ka, et see on osaliselt nagu Kamsi töö, et võib-olla mingil määral on... Kogu Paide klubi töö, eks ole, mingil määral. Aga siis, mitte et keegi nüüd kangutaks Gert Kamsi ametist, ma nagu selle juurde tahaks tagasi tulla, et mina ei ole ka seda meelt, et nüüd peaks, ma ei tea, Kams peaks järgmisel päeval lahkumisavalduse panema või talle peaks ka nagu jalaga ma teen hästi robustse võrdluse, et Kams 200 000 eest mingisugust meest välismaale müüa ei suuda, siis Paidele raha, mille eest ehitada või värskendada oma staadion. No aga seda on nagu ka välja toodud, vaadake, kuidas ta müüb, aga seda nagu, me ei tea ju tegelikult seda, kui suured kulud on nende meeste toomisele ja siin hoidmisele, et iga mees sul ka ju ei lähe St. Paulis edasi, ei löö seal väravat, ei ole iga mees, kes ka kuskile Tšehhis liigub, et me ei tea ju, mis, seal on ju ilmselgelt need kulud on ka päris suured, et sellised mängijad tuua Eestisse mängima, neid siin hoida, neid panna siin elama ja nii edasi. Vaieldamatult, aga siis ongi see, et kui sul õnnestub sealt siis üks sisse ei Bundesligasse müüa, siis ma eeldan, et sa jääd plussi sellega ikkagi. Muidu Paide on seda päris mitu aastat teinud, ma eeldan, et nad päris lollid peast ei ole, nad muidu ei tegeleks sellega. Selles suhtes, et see Aafrika liin, see on üks asi, mis kindlasti on nagu suhteliselt hästi tööle hakanud. Lihtsalt võib-olla küsimus ongi peatreeneri valikutes, küsimus on ka võib-olla Eesti mängijate valikutes, et see nagu need asjad on kindlasti need, kus nagu kõvasti on ikkagi, ma ei tea, peeglisse vaadata, ette heita midagi. Aga välismaalased, me oleme ju rääkinud sellest, nad ju käivad ju reaalselt seal koha peal. No ma ütlen, see on ka kulu. Ei no kulu, aga Gert spordidirektorina on ju seal nagu sõna otseses mõttes platsi peal ja põhimõtteliselt selle alusel siis ju hindab need mängijad ära ja toob nad siia. Ma rõhutan, et Eestis mis iganes jalgpalliklubi üleval pidamine on kulu, nii et selles kui sa tahad nagu raha mõistlikult paigutada, siis see on... Ja palju on toodud ja palju on müüdud, see on, miks me selle järgi siis ei hinda edukust? Kust me teame, mis selles mõttes, sellepärast ma teingi... Me hindamegi ju edukust, see on üks osa lihtsalt. See on üks osa, jah. Täpselt sama nagu on esindusmeeskonna tulemus on üks osa, peatreener on üks osa. Lihtsalt peatreeneri valiku juurde tagasi tulles mul oli 3 inimest, täiesti nagu teinesest sõltumata inimest, kui nüüd Paide määras eelmisel, oli suvel, kevade lõpus, Vladimir Vassiljev peatreeneriks, nad ütlesid suhteliselt nagu täpselt, mis hakkab juhtuma ja et see asi nagu pikas plaanis ikka ilmselt ei tööta. Mis mul nüüd tuli meelde, kui nüüd see teada tuli, et no pagan, nad nagu ütlesid siis, et pigem neil oleks nagu natuke teistsugust peatreenerit vaja ilmselt. No tagantjärgi oleme muidugi ka kõik targad. Nemad ei olnud tagantjärgi targad. Jah, see jällegi. Muidugi sa võid mingeid asju nagu ennustada, aga et võtame siin maailmas on suurklubisid, kes on 10 aastat ei ole endale õiget peatreenerit leidnud ja ometigi neil on võimalik valida maailma parimate seast ja sisuliselt rahanumbrit lugema. Ja kas see on läbi käinud, ega see peatreeneri valimine käib ka ju Paides ju, see ei käi niimoodi, et Kams võtab kõnesid, see ei käi niimoodi, et Kams hakkab mõtlema, Kams läheb oma kontorisse, istub maha, nii, meil on vaja peatreenerit, telefon lahti, seal on ju, ta on ju rääkinud sellest, seal on ju mingisugune, neil on mingisugune see kurikuulus data, mingisugune filosoofia, mingisugune nägemus, kuidas see meeskond, esindusmeeskond mängima peaks.
nii, ja siis nad ju mingite parameetrite alusel nad ju võtavad mingitest numbritest, hakkavad neid peatreenereid ka valima, et kes, kuidas on või ühesõnaga see kelle meeskonnad on, teinud täiesti kelle meeskonnad on, kuidas on, siis Kamsi on tavaliselt toonud lauda, minu arust ta on rääkinud sellest ka ju mitu kandidaati. Noh, siis need kandidaadid, nendega on intervjuud, nad teevad oma presentatsioonid seal, ja siis kollektiivselt otsustatakse, kes võiks sobida. Nii, kas nad on teinud siis õiged valikut lõpuks? No ilmselgelt ei ole, kui need treenerid on lahkunud, kui nad oleks teinud ei no, kas sa nagu oled jalgpalli elus vahdanud üldse enne, sa nagu raiud praegu seda, et kui peatreener lahkub, siis järelikult oli ta algusest peale vale valik ja seda oleks pidanud ette nägema, et need asjad ei toimi. Mul on väga hea meel, et sa suhtud inimestega, kes nii kaugel ette näevad, ma ei räägi üldse Paidest praegu, nagu kui me seda kõike nagu ette teaks, siis oleks ju väga lihtne neid asju teha. Vahel läheb sul hästi, nii nagu väga paljud ennustasid ja oli ka neid, kes ütlesid, et Konstantin Vassiljev Florasse on väga hea valik, sellepärast, et mõistust on nii palju, küll ta hakkama saab, mis siis, et ta ei ole seda tööd enne teinud. Nagu me muide, mis sa ütlesid õigesti, eks ole, mees, kes ei olnud üldse peatreeneri juhendanud, mitte kuskil, absoluutselt. Võttis meeskonna, viis Eesti meistriks ja üldse mitte olukorras, kus tal oleks olnud kõige suurem eelarve, kus tal oleks olnud, ma ei tea, mis iganes kõige paremat taustajõud, abitreeneritki polnud hooaja lõpuni, eks ole, keda ta tahtis. Selliseid asju, ei näe, et vahel klikib, vahel mitte. Ilmselgelt treenerit valides on ju ka see, et sul Eesti klubina, ma arvan, et ma ei kujuta ette, kuidas on keerulisem, kas sul on keerulisem leida mängijat klubisse, Eesti klubina, või treenerit. Ma arvan, et treenerit. Sest et kes on vaba, kes tahab tulla, kes saab tulla, kes on, kui me räägime, vaatame ka väljapoole, kelle palganõudmised vastavad sellele, et sa saata tuua. Et need kõik ju mängivad. Et loomulikult tagantjärgi vaadates on eksitud, või ütleme siis nagu eksitud peatreeneri valikuga, ütleme, see ei ole töötanud lõppkokkuvõttes, sest see tulemus, mida Paide ju kindlasti tahab, vähemalt meistritiitli konkurentsis olla, see on saavutamata. Samas, ma korraks hüppan tagasi selle juurde, mida sa mainisid, see mängijate küsimus. Et seal on ka minu meelest Paidel olnud kõvasti sellist balansseerimist, et ühtepidi sa tood, eks ole, mis on väga selge suund, sa tead juba seda ette, et sul, kui sa oled selle suuna võtnud, sul on neid noori mängijaid, kellest paljudel on see esimene kogemus Euroopas, sa tood ka Eesti noori, eks ole, kellel see on nagu premium-liiga jalgpallis tabeli ülemises otsas esimene kogemus, siis sa tahad sinna kõrvale kogenud mängijaid. Ma tean, et on neid, kes väga mitmed aastate jooksul juba on ette heitnud seda, et Paide toob kogenud mängijaid, kellel, ei saa öelda, et puudub motivatsioon, aga kelle, ütleme, karjääri haripunkt on võib-olla juba ära olnud, kes ei mängi enam selle nimel, et saada välismaale, ma ei tea, isegi nagu saada eurosarja, et tohutult silma paista, kes on võib-olla suht kindlalt teavad, et kui ma enam oma ära teen, siis koondise kutse tuleb ja nii edasi. Et seal on nagu kuidagi läinud tasakaal paigast. Jällegi, on mingi aeg olnud, kus Paidet on natukene takistanud võib-olla, ja nüüd võiks nagu veel rohkem takistada, eks ole see, et me oleme Paides, nad tahavad ikkagi minna Paidesse ja see on üks päris oluline asi, mille tegelikult tõi Vladimir Vassiljev välja. Et kas seda nüüd on palju võib-olla nimetada 8 leeriks, aga praegu on Paide enam-vähem pooleks. On osa võistkonda, see elab Paides ja on osa mängijaid, kes sõidavad iga päev Tallinnast trenni. See paratamatult tekitab natukene selle, et ühed on kogu aeg, nad ju veedavad seal trennivälist aega siis ka koos seal Paides. Natuke tugevamad sidemed, eks ole. Ja siis on see teine punt, kes nagu tuleb kuskilt. Et kõik sellised asjad mängivad. See, oleks see jalgpalliklubi tegemine lihtne, siis teeks iga mees, eks ole ilmselt. Ja, aga see jällegi, ma mõtlen, et on natuke ette heidetud, et arutasime siin selle, kas spordidirektor käib riietusruumis või kuidas ta mingeid sõnumeid edastab, selles mõttes, et jällegi taas kord klubi on ju teinud kõik põhimõtteliselt, mida mängijad on soovinud. Kas te tahate nüüd, kas lähme bussiga või tahate oma autodega minna? Kodumäng on, siis saate tulla oma autodega, et me ei kogune siin A. Le Coq Arenal, et lähme kõik bussiga, et igaüks tuleb oma rutiiniga. Toidud, ei taha muru peal mängida, tahate kunsti peal, okei, teeme. See otsus nüüd vaadates viimase aja tulemusi võib-olla. Jah, et kõik on nagu nii-öelda mängijate vaates tehtud ja sellel hetkel minu arust siis tekibki ka Kamsil tegelikult kohustus omalt poolt mingitel hetkedel ka mingeid karmimaid asju öelda või midagi küsida ka mängijatelt, et
selles nõuda, midagi nõuda, jah, et vaata, samas nagu see on ka hea küsimus, et kas see äkki mingis mõttes ei ole nagu mängijatele liiga palju vastu tuldud, et kas see tekitab äkki seda tunnet, et noh, tahame ja saame. Ma arvan, et Kams need asjad ongi selgeks teinud seal nende sõnavõttudega. Sest kui on see, et tahame kunstil mängida, saame kunstil mängida, et kui suur samm on sealt selleni, ei meeldinud peatreener. Me ei taha enam seda treenerit, me tahame uut treenerit, eks ole, et selliseid asju jällegi ka maailma tippjalgpallist on neid näiteid, kus öeldakse, et lööge kõigepealt riietusruumist nagu mingid mängijad minema ja siis valige endale peatreener, et kaotage ära nagu mängijate mõjuvõimi, jällegi ei ole riietusruumis olnud, ei tea, ei taha kellegi peale näpuga näidata, eks ole, aga üks võimalus see võib olla. Jah, üks lihtsalt, mis enne ka tõite see rahapõletusahju teema, et Paide on klubi, kes maksab esimesmeeskonna tippmängijatele Eestis kõige suuremaid palkusid hetkel, see on nagu igalt poolt läbi kostunud, et nii on, et kui sa toodki kogenud Eesti mängija. Pärast, kas see oli näiteks eelmisel aastal ka sama, sest et ütleme, me teame, et Levadia on nagu tagasi võtnud omajagu praegu. Ütleme, nii täpselt ei tea, ma eeldaks, et kui ei olnud sama, siis seda oli vähemalt võrdne Levadiaga, et see ei olnud nagu, nimelt Levadia oleks kindlasti rohkem maksnud, et seal võib-olla, ma ei tea, üksikud mängijad lähevad siis... Ei, eelmine aasta ikka Levadia mängis juhtivmängijatele, see hulk oli ikkagi suurem, need juhtivmängijate hulk, kõrgepalgaliste hulk oli ikkagi suurem kui Paides, kindlasti. Ja ma lihtsalt mõtlen, nagu, et kui ma veel korra vaatan nagu seda Paide selle Andres Vaari arvamusloo peale, natukene oli aru saada, et solvus. See Veiko Veskimäe, see oli... Mulle tundus, et see Veskimäe avaldus oli just see, et kes solvus? No see Veiko Veskimäe avaldust, mõtleme. Et mulle tundub, et seal just nagu natuke juhtus niimoodi, et Andres vajutas mingisuguse sellise nupu peale, mis nagu ikkagi oli valus. Ühtepidi on see, eks ole, teistpidi kui ma nagu üritasin nagu vaadata, et mis selle võis esile kutsuda, siis mulle torkas seal silma kaks asja, et üks on see, et kui ikkagi jälle väga läbi väga hõredate karikakarde nii-öelda, aga läbi lillede nimetatakse spordidirektorit eneseimetlejaks. Ja lõpus üks asi, mis ma arvan võis veel häirida, oli see, et sõbramees, mis jätab mulje, et Kams on lihtsalt sellepärast ametis, et ta saab Veiko Veskimäega hästi läbi. Paratamatult natuke selline mulje sellest sõnastusest jääb, et see võis nagu tekitada selle, et nüüd te läksite isiklikuks, et see on nagu natuke üle piiri meie jaoks. Aga oleme ausad, Paide on olnud läbi aastat minu meelest, kuidas ma ütlen, ma ei taha öelda tundlikum, aga nagu emotsionaalsem sellist asja. Reageeritakse, siis hingatakse korra sügavalt sisse välja, rahunetakse, minnakse, tehakse oma asja edasi, sest oleme ausad, parim, mida sa teha saad selleks jalgpallis, üldse spordis, selleks, et kriitikud vaigistada on, vaata need 3 rohelist kastikest näiteks järjest panna ritta, et 3 võitu oled võtnud. Siis on tihtipeale nagu raumajas. See isiklikuks mine, see avaldus natuke oli selles suhtes kummaline, et sa rääkisid nagu, et rünnakud, meie isiklikud rünnakud, kas kuskil oli veel või? No just, et selgelt nagu ju see kõik sai aru, et natuke suuremaks selle ühe loo peast. Peeti silmas ühte arvamuslugu, eks ole, et isiklikuks nad läksid ju ise ka Vladimir Vassiljeviga isiklikuks, tegid nagu liigutuse, mis justkui viitas, et nagu tema on siis nagu see süüdlane, et viime tema... Ei, nagu Otto treeneri vallandamine ole isiklikuks minemine alati. Aga Tarmo Kink on uus peatreener. Kamsi lause oli siis, et nii kaua on, kuni on uusi uudiseid. Kuni on. Nii kaua, kuni on. Mis kahtlemata vastab tõele. Kink on peatreener, kuni Kink on peatreener. Jah, lihtsalt selge on see, et ega ta ilmselt hooaja lõpuni ei saa jääda, on ju, Kristjan Jaksa tegid ka ju loo sellest, et 60 päeva tegelikult on, lihtsalt natuke küsimus ongi, et mis ajast siis täpselt käima hakkab minema. Aga kindlasti mitte hooaja lõpuni. Kui ta tahab olla, siis on mis mõttes, miks? Tal ei ole pro-litsentsi. Ei, aga pro-koolitus hakkab, ma arvan, et ta on kandidaat. Ta on kindlasti kandidaat. Eestis on see argument ju, kui sa oled koolitusel, siis see läheb arvesse. Aga selles koolituse alguseni ilmselt see 60 päeva ei vea välja. Kuna sügisel kuna hakkab? Sügisel millalgi algab, sügis on ikkagi tugevalt rohkem kui 60 päeva kaugusel. Novembris äkki pakun. Et ühesõnaga, kindlasti on tal vaja, kui ta pro-koolitusel osaleb, me ei tea seda. Siis see läheb tõenäoliselt osaleb, siis on võimalus taotleda eriluba ja ma usun, et see eriluba kantakse. Ja nad tegelikult lahendasid ära
nii-öelda probleemi, kui nüüd saadakse Euroopasse, siis seal peab sul ju olema kindlasti. No kuule, seal on need peatreener või neid treenereid pro-litsentsiga Paides on ju palju. Nad ju lahendasid ära selle. Nad tõid abitreeneriks Daniel Polufer-Lavella, kes enne oli akadeemia juht, kellel pro-litsents on vähemalt Paide kodule andmetel olemas. Seal on lihtsalt see küsimus, et ma nüüd täpselt detaili ei mäleta, aga mingil ajal räägiti, et seda nüüd hakatakse karmimalt vaatama. Juba mõnda aega tagasi hakkas see pihta tegelikult UEFA poolt. Sa ei saa seda tegelikult nagu niimoodi skeemitada enam. Et neid erilubasid ei lubata enam nii palju anda. Ja aga jällegi, eks üle, kui sa võib-olla esitad nagu paberi selle, et see peatreener tuli nüüd hooaja, see on ka oluline minu meelest, et ta tuli hooaja käigus, see puhver on nagu alati antud, et võib ju juhtuda, et klubidel ei ole võtta, eriti väiksemate jalgpalliriikide klubidel, et ei ole võtta pro-litsentsiga peatreenerit, kui sa otsustad peatreenerist hooaja käigus loobuda. Siis ongi see 60 päeva, et sul peab olema plaan ette näidata ja nüüd UEFA puhul näiteks, kui Floral oli Taavi Viik, siis pidi jalgpalliliit pöörduma ka UEFA poole, kuigi euromängud olid selleks ajaks mängitud. Et Viik saaks olla hooaja lõpuni. Ja Klasen ei saanud ju, Klasenil oli ka. Ja Taavi Viik sai jäänud sellepärast hooaja lõpuni olla, et seal oligi vaadata, et mingi paar vooru on jäänud, et teeme erandi, et aga see oli siis, eks. 3 mänguks tooma uut peatreenerit endale. Et Flora on seda kunagi teinud, eks ole, siis kui Jürgen Henn omandas, ei saanud minna pro-litsentsi kursusele, sest sel aastal kursust ei olnud ja selleks, et Euroopas mängida, toodi Pipers, eks ole. Sama Vassiljev ja Savitsi teema oli ka ju selle sama asjaga seotud. Savitšil ei olnud ju pro-litsentsi, Vassiljevil oli ja seetõttu oligi siis see mingi näitemäng oli seal tükk aega. Aga nemad vähemalt olid tõesti nagu reaalselt nii-öelda kaaspeatreenerid. No ei olnud, seal oli Savitš oli peatreener, Vassiljev oli abitreener. Kas sa olid ka siis võistkonnas ei olnud? Ikka. Oli ju niimoodi? No pigem nii, jah. Aga et ütleme, paberi peal neil praegu nagu on see täidetud, näis eurokoht, nagu öeldud, ei ole kindel veel, eks ole. Ja ma arvan, et sellest on ka tingitud, see nagu ka imestada, et mis imelik vastus see on Kamsilt. Ma olen üpris kindel, et see ongi sellest tingitud, et kuniks sa ei tea, kas sul on eurokoht või ei ole, siis sa nagu vaatad, mis sa teed. Ja loomulikult sa vaatad seda ka, et kuidas nüüd meeskonnal kingi käel minema hakkab, eks. Algus liiga lubav ei ole. Enne kui selle mängu juurde lähme, siis pärast eelmist saadet tuli jälle vastukaja me arutasime selle busside teemat ja Paide jälle kiituseks võib öelda, et me arutasime, et neil on 2 bussi. Üks on siis koostöös oli ühe selle Taistoga, mis siis ongi... See oli täna ka siin... mis on see suur buss, mis siis sõidab tavaliine siis nii-öelda vabal ajal, kui ei ole meeskonna sõidutamist. Sõidab ka, jah? Jah, ta on... Taisto vist ei sõidagi nii-öelda, ütleme, Kehra Mäo mingit sükest liini, vaid... Tellimusvedused ei sõida, jah? Tellimusvedused teeb ja siis on neil see teine, see väiksem buss, mis siis Paide... see Mobirega koostöös, aga see on ikkagi mingisugune projekt on kirjutatud, eurorahadest on soetati buss ja see buss siis sõidutab kõiki uusid duublit, fänne ja lapsi veab siis sealt Paide ümbert treeningutele, Järvamaalt treeningutele ja Paidel on siis üks selle väiksema bussi juht on palgal klubis ja toimetavad niimoodi, et päris kihvt ettevõtmine nende poolt. Ma olen lihtsalt vahel mõelnud, et sageli ju, kui sul ongi, ütleme, noorte peale on üks buss, siis nädalavahetustel on ju peaaegu kõik mängivad, et sa ei saa ju kõiki muidugi, eks seal jagatakse seda kuidagi. Selles suhtes jah, see bussimajandus on nagu keeruline, aga ütleme, lähme edasi, ütleme, King peatreeneriks sellest rääkides, et ma ei tea, mulle tundub natukene võib-olla riskantne valik kõrvalt, et jällegi peatreeneri kogemuseta täiesti selline, ilmselt väga teist tüüpi võib-olla tunde järgi ei ole kingi käel kunagi mänginud, aga lihtsalt mis seal nüüd saama hakkab, et esimene mäng oli nüüd ära, Tammekale kaotati kodus 0-1. Kui sa vaatad, mis ta pärast mängu intervjuus ütles, see oli väga otsekohane ja ma küll ei usu, et samad sõnad riietusruumis ütlemata jäid. Ja seal tema tugevus tuleb enne mängu ja poole ajal, ma arvan, välja. Tema peab suutma... Esimesel või teisel poole. Tema peab suutma selle tulemuse ära teha siis nende aegadega. Et mulle tundub, et hetkel veel see kogemusest rääkides, et selle kogemusega tulebki see peatreenerina, et sa nagu oskad jooksvalt, mängu jooksul neid muudatusi teha, mingeid asju näha, see võtab natuke aega, ma arvan. Et
selle taha, et ta poole ajal midagi ütlemata jätaks või oskaks öelda, seda ma ei usu või seda ma usun, et nii on, aga kui me seda mängu vaatame, eks ole, siis lõpuks isegi Tammekal vaatan, oli pealelööke rohkem, et see oli võrdne mäng tegelikult. Mitte vist natukene rohkem, vaid nagu ootamatult suur oli vahe vist. Flash score ütleb praegu 14-11 löögid ja raamilöögid 4-4, et ma ausalt öeldes natukene viimasel ajal selle Flash score'i statistika suhtes olen skeptiline, sest et see on vahel kuskile hangunud, aga kui seda usaldada, okei, see selleks mängupilt oli ka ju suhteliselt selline, et Tammeka vääris seda võitu. Jah, Tammeka vääris, mõlemad oleks võid selle mängu võita. Uue peatreeneri põrget nagu ei olnud paista kuskilt selles suhtes, aga okei, seal oli paar rönni ainult enne nagu taustal. Samas on selge ka, et ega see uue peatreenerina ju seal niikuinii mingisugust revolutsiooni ei tee nende paari treeniga, et tegelikult nagu siin on suuresti ikkagi ka, miks ka tihti vahetatakse ikkagi peatreenerit, on see, et meeskond on nagu heas mõttes šokeerida. Siin on mängijad otsa vaatamise koht ka. Kui nagu meeskond, mängijad vallandasid peatreeneri, nagu sina enne panid, siis nagu võiks tegelikult oodata seda, et kui sul tuleb uus inimene, et siis mängijad on just kui sealt kuskilt lahti lastud. Kui see nüüd just ei olnud see, eks ole, et kurat, see kink oleks ka enam minna. See on veel hullem variant. See jäi alles. Aga ühesõnaga. Ma arvan, peeglisse vaatamise kohta on siin mingil määral on kõikidel osapooltel, kui kokku võtta kogu see saaga. Aga see on jalgpall. Kink unustas ühe tähtsa asja enne mängu ära meeskonnale nagu edastamast, et Lõge värav. Ei, et sellele, ma vaatasin selle mängu ja mõtlesin, et Sooniale oleks pidanud ütlema, et sul on kui sa oled vastase viimasel, või kui sa oled väljaku viimasel kolmandikul, siis sul on keelatud sööta. Sa ei tohi sööta. Iga kord 50 € trahvi, kui... Iga kord, kui söödab. Ainult lööd või? Ainult triblad ja lähed üks-ühele, võtad vastutust, võtad lööke, teed, senderdad, ei mingit söötu viimasel kolmandikul. No ütleme sellest mängust veel, see penalti, millest Tammeka siis lõpuks selle võidu sai. Appi! No ei taha siukseid asju näha, ei taha. No see nii nagu niivõrd juhuslik või niivõrd nagu selline mõttetu asi, millest penaltit anda. See, ütleme, see karistus versus see reaalne nii-öelda kuritegu siis, või kuritöö, nii nagu balansist väljas. Kuidagi siuke... Mul kogu aeg selline tunne, et kui me paneks mängu seisma igasuguste standardite asjade puhul. No, mida me teeme? Kui me paneks iga nurgalöögi järele, ütleks, et oota, aga me teeme seda ju. Aga tegelikult iga kord ei pane seisma ja siis krutiks läbi kõik need olukorrad niimoodi minut aega, siis me leiaks neid mängu jooksul ikka väga palju, kus ta kuskil niimoodi käib jälle võib-olla. Me nagu usume, et ei näed, nüüd käis käe vastast. Sa saad ära põhjendada, see oli väga ebaloomulik asend, sa ise panid selle käe sinna. Ja saad. Sa ei andnud nagu mingit edu sellest. Saad. Väga palju asju saab ära põhjendada nii-öelda, aga jalgpalli päris nagu nii raamatu järgi, ei saa mängida nii. Me vist kõik kolmeks oleme nagu ühel nõul, et me ei taha nagu sellist näha. Mõõdame välja igasuguseid asju, küll mingeid käepuuteid ja värke ja kõiki, aga jalapuuteid, kõike neid. Miks me siis ainult seda kätt, eks ole, seal, millest väga, keegi ei nõua midagi, keegi ei saa eriti mingit edu, pall kukub kuskilt meeste vahele maha sinna lihtsalt. Võtame siis kõik olukorrad lahti, eks ole, keegi kõksas kellelegi natuke vastu jalga, keegi läks kehakontakti ja nii edasi. No see ongi nii veider, et näiteks seda käemomenti me nagu seda vaatame, aga siis jälle meenutame seda, ma ei tea, oli see Harju ja kus see kahe käega siis selle Paide mängija lükkas, on ju? Jah, kahe käega. Harju Paide mängija. Et siis nagu siukseid asju me nagu kuidagi... Ei no seda vaadati, aga see ei antud, on ju. Just, aga ei anna, eks. Kumb on nagu rohkem nii-öelda selgelt nagu mängu mõjutav olukord, eks. Et veel kord, annab kohtunik sealt penalti, hea küll, pärast vaidleme. Sealt ei antud ka, keegi ei nõudnud seda. Oli hea või halb kohtunik, pärast vaidleme, eks ole, kas tuleks külmkappi panna või mitte, eks. Seda ka Eestis nõutakse umbes, et keelake kohe neil vendadel, kes eksivad, vilistamine ära. Kiiresti oleks. Meil on 1-2 vooru ja kui me siis hakkame kõikidele seal, ma ei tea, mingit vooru kahepikkusid bänne panema, siis pole kedagi lihtsalt. Et tuleb leppida sellega praegu ja endiselt ma olen nõus sellega, et Eesti kohtunike tase vastab suhteliselt hästi premium-liiga mängijate tasemele, et seal ei ole mingit tohutud käär. Aga just nagu see, et varri ei tehtud selle jaoks. Jah, seda ei tehtud. Varri ei tehtud selle jaoks, et sealt niisuguseid asju välja mõõta. Aga tahaks kiita Tammekat, et tõesti isegi mulle üllatavalt... Ütleme, saate teise Premium-liiga võistkonna juurde, kui enam kui tund aega on räägitud. Et tõesti nagu mängisid minust kihvti mängu ja hea mängu.
et okei, selle Karis oli vist ainuke, kes selle ansamblist natukene välja langes, nii ülesehitavas faasis kui kaitsefaasis, aga noor mängija ja tal võtab vist keskmisest kauem aega, et nagu mehistuda, aga võeti välja ja minu arust kihvt mäng Tammeka poolt, et ületati muide ennast või siis peatreeneri ootusi vähemalt, sest vaata, kui me tihti loeme mänguvälisitest kommentaaridest seda, et läheme andma 110% ja võtma 3 punkti, 90. Siis ei, kui saame kehvemad momendid lahendatud, siis kindlasti on suur võimalus, et saame Paidest vähemalt punkti. Ütles Karel Voolaid. Tagasihoidlikkus on vool. Arvestades asjaolu, et eelmine hooaeg 4 mängust 0 võitu ja löödud 0 väravat, siis see hooaeg oli esimene mäng, nad kaotasid 1 või esimese ringi nad kaotsid 1. See oli see Alandi vigastuse mäng, on ju? 1-3 või 4. Et nüüd tuli võit, et edasiminek missugune. Kui sulle penalti ja 3 punkti. See penalti oli, ta oli natuke, veel ma läks natuke ebakindlalt lööma, seal kuidagi kehakeele järgi said aru. Kui sa keskele lööd, siis soovid... See oli läbi jalgades, üks hästi ta lõi keskele natukene liiga tugevasti keskele löömise kohta või liiga madalale. Ja väravat sai lihtsalt hüppas ära, aga jalad jäid nii keskele, et põrkas taha posti, või sinna teise posti. Löö kõvasti, eks ole, küll ta siis läheb nagu sealt. Ei, kui sa keskele kõvasti, siis pead ikkagi ülespoole lööma meeter pluss. Aga kuidas sa siseküllega ei saa nii tõgavasti lüüa. Pehmet löönud, siis ei oleks näinud jalgadest sisse. Keskele lööd ikkagi natukene nõrgema jõuga. Kokkuvõttes löö paremini. Aga selles mõttes, et jällegi sees on sees. Penalti sees ja pange CV-sse kirja ja ärge unustage lugeda neid väravaid, et ärge tooge nendes artiklites välja seda, et lõi 18 väravat, aga millest 6 olid penaltid. Enne väljal on 5-5 penaltid. Jaa, aga vahet ei ole. Sellepärast, et kui ta sisse ei löö, siis kasutatakse väljend, et jättis realiseerimata. Siis, kui on 5-5, siis võib juba välja tuua niimoodi, et 5-5, 100%. Kõva. Kasperi küsimus, mis teie arvates Paidet vaevab, me oleme Paidest juba siin peaaegu terve saate täis rääkinud, et ilmselt ei ole rohkem vaja siin peatuda, nii et lähme edasi lõpuks selle teema juurest. Flora Harju oli siis vooru esimene mäng neljapäeva õhtul juba selline tavapäratu algusaeg Premier League mängule, aga siin oli pikk nädalavahetus ja see oligi nagu tavapärane reede justkui 5-0 ja ülesõit. Tõesti ülesõit, et seal nagu Flora oleks võinud päris mitu tükki veel lüüa. Mida sa räägid, kui 21 minutiks on 3-0? Ja esimene poolaeg oli juba kuigi Harju jõudis ju posti lüüa veel selle esimese värava. Aga et vaatad seda, Kreida karistus. Hirmsa pommi pani, hästi tabas. Löök, seal löök. Rudenko ja 0 pealt. Oli, jah. Aga Kreida ilu, see oli nagu telekast. Nagu päris telekast. See oli, eks ole, lihtsalt meisterlik. Sappineni värav, ikka väga kergelt sai tegelikult nagu lüüa seda. Valdmetsa värav täiesti vabalt karistusalas. See Senjovi värav, seal XG oli väga kõrge. seal heegeldati niipidi ja naapidi ja siis, ja võtame siis juurde veel need momendid, eks ole, kus Harju seal hakkas tagant oma lühikesega tulema, söötis kuskil kastijoone peal otse vastase jalale. Okei, muidugi siin tuleb kiita ka Flora head pressingut lihtsalt, eks ole, et see nüüd... See oli kuidagi pidevalt tundus, et nagu ülinapilt nagu läks mängija nagu nina eest läbi ja siis kohe tuli otsa. Et oligi esimese poolaega või tegelikult esimese 20 minutiga mäng tehtud. Ei tundnud ära Harjut, absoluutselt täiesti tundmatu. Ei tea, kas suur staadion ja muru ehmatasid ära või mis, aga... See, Flora pärast seda derbi kaotust Levadiale ikkagi väga hästi reageerinud, eks ju 6-0 Transile, 2-1 Paidele, nüüd 5-0 Harjule, ja tuletame meelde, Flora oli ju enne mängu, oli Harjus tabelist tagapoole. Harju esimene nagu päriselt ebaõnnestunud mäng, ma ütleks. Kellel neil oli üks, kas neil ühte suuremat kaasust ei olnud veel või? Kuressaare võõrsil oli ka siuke, mis selgelt liigitub ikkagi ebaõnnestumine. Ei, ütleme tulemus, aga okei. See, mis ekraanilt vastu peegeldes tookord ka. See oli ju 3-0 tulid 2 tükki tagasi. Teine siis, jah, ütleme. Nagu pole hullu nende kohta. Ei, selles suhtes, kui see nüüd jääb nagu üksikuks korraks, siis absoluutselt. Selles järgmine on siin samas Levadia. Alamaa 3 väravasöötu või? Jah. Kuulasin just nädalavahetusel podcast ja siis seal Eigo Kaljurand tegi seda top 11 mängijaid valis. Ja siis seal käidi Alamaa välja, siis ei ole statistikat. Võttis kuulda. Aga sama statistika vist selles mõttes on päris hea Alamaal, et nagu edukaid driblinguid
liigas no ta on keegi teine ja nii ei tee. Me mingis saates ju rääkisime ka, et ta on nagu ebaeestlaslik mängija selles suhtes, et ta reaalselt võtab kette ja teebki ära. Vahe oli meeletu nagu järgmistega. Tundub, et temani on see sõnum jõudnud, et ta ei tohi sööta seal, kui ta vastase kastis on. Kolm assisti räägivad sellest. Väga õige. Trans Kalju 0-3, selline mäng, mis oli, mõtlen, Transi jaoks, nagu ma seal ülevaates ka pealkirja panin, et nagu rutiinne kaotus, et mitte midagi nagu muud nagu ei paistnud seal uut või niisugust teistmoodi, et Kaljule selline suhteliselt lihtne võit, et avapoolel 2 sisuliselt samasugust väravat on ju täpselt samamoodi nagu ka see Sapinini värav oli Flora Harju mängus on ju, et paremalt äärelt tuleb mängija otsajooneni, väike siuke cutback ja siis sealt no Sapininist rääkides, Sapinin lõi ju tegelikult Paide vastu, mäletad seal Paides sarnane liikumine. Astus sealt 5 kasti joonelt mõned sammud tagasi. Uus kuum lahendus ühes. Unustage ära oma Audi visked ja kõik, meil liiaks see nii. Aga jah. Kui siis sul seal Toke võtab, eks ole, oma kollasega 51. kohe teise kollase otsa, siis mis sa seal nagu... See teine poolega oli nagu siuke... Nagu see, mis sa nagu treenerina ka sellises olukorras teed, tõstadki käed, ütled, sorry. Aga seal juba... Ma ei tea, süüdistame spordidirektorit. Et sellised mehed on toodud, kes aru ei saa, kuidas mängid. Aga tegelikult nagu on selles mõttes, et kui nagu võtame siis nagu need ka ette, eks ole. Nii me võiks iga klubi puhul tegelikult nagu võtta, Kõikes esikohal pole. Kožuhovskile 3-aastase lepingu andmine, ega arvad, et Trans ei kahetse seda praegu? Just, eks. Ma ütlen, see on jalgpallis, see ei ole nagu nii ebaharilik, et selliseid asju juhtub. Ja see teine poolega oli ikkagi lihtsalt nagu vaja muna veretamine suhtes. Kui me räägime muide tõsiselt nüüd korraks nagu treenerite vallandamisest ja mitte vallandamisest, siis tegelikult võib-olla see on natukene see, et vanakooli mees hakkas rääkima praegu. Aga vaadates, milline karussell siin on, ja ma ei tea, kui palju see mõjutab, jällegi me ei taha uskuda, et keegi Premier League'i vaatamise pealt Eesti Premium liigas nagu otsuseid teeb kuskil kontoris. Aga see on ju nii levinud, eks ole, et kui sa vaatad nagu Inglismaal on neid klubisid palju, kellel on siin juba 3, mõnel 4. peatreener juba, eks ole, ja ka suurliigades, et ei tööta, minema. Et seda aega pole nagu enam üldse treeneritele antud, et okei, meil on praegu kehv periood, aga las inimesed töötavad. Las pusib. Las inimesed töötavad ja tulevad august välja jälle, et see on võib-olla ka, see on muidugi laiem kui jalgpall, eks ole, just see, et kannatlikkust palun natukene. Et mind näiteks väga praegu huvitab, kas ja kuidas Kožuhovski suudab meeskonna sellest august praegu välja tõsta, sest nad ilmselgelt on praegu ja ma arvan, et ega siis need mängijad ei ole tegelikult kehvemaks jäänud. See on kuskil peas kinni. Neil on lisaks veel tegelikult, eks ju, Maksimkiniks, aga neil on ju teisi vigastusi ka praegu, seal Žuravljovit ja Velijevid ja asjad on ju väljas, et seal nagu, mingis mõttes saad selle nagu vabanduseks tuua, et seda meeskonda mõjutab päris palju see, kui sul on nagu 3-4 nagu põhimeest eemal, eks ole. Aga seal kuidagi nagu mingisugune siuke põlemine või siuke nagu särts on sealt nagu... Aga Trans on samas alati olnud selline emotsiooni meeskond, vahet ei ole. Tavaliselt selline mängupilt on olnud hooaja, ma ei tea, tagantpoolt 3. voorus, kui sul on kõik juba 5. koht on kindel ja... Jah, kui alles siin oli ju Veremenkoga, nad ju alustasid ka seal vist umbes 10 mängust mingi 1 punkt või ma panen praegu puusalt natukene. Oli mingi hooaeg, kus ikka nagu ja tuli paremalt ja vasakult, eks ole. Siis küll minu mäletamist mööda vahetati treenerit suht varsti. Et näis, praegu on ju tegelikult see, et kui sa nüüd võtad 7 punkti, rääkisime Paidel tipust, siis Transil on 7 punkti 6. kohast, et ei ole nüüd ka veel hetkel mingi katastroof. Aga Tammeka võit on nüüd, tähendab seda, et ikkagi ütleme 8. koht on juba 2 mängu kaugusel, 4 punkti kaugusel, et seal nagu vahe hakkab vaikselt 10 mängu on mängitud, Aga Kožuhovskist rääkides, mis ma ka olen kuulnud, et ta on ikkagi väga selline, ta võib olla mängijatele selline treener, kes nagu selles suhtes viskab ikkagi üle, et tema trennid on alati nagu ikkagi tihti peale on sellised, et saad nagu mängijad teavad juba peast, mis harjutused ette tulevad, mis me nüüd teeme, sul ei ole nagu mingisugust vaheldust seal, mis võib-olla teatud inimestele võib-olla meeldib, kus sa oled kõva töömees, teed iga kord seda sama asja. Kuressaares töötas nagu ju. Täpselt Kuressaares töötas. Levadias ma tegin, mis ma olin, 5 aastat tegin kõik nädalad, suures pildis treeningute nädalane ülesehitus oli 5 aastat ühesuune. Kas viskas üle lõpuks? Sina oled sellisest mulle meeldis. Kui sa oled nii-öelda rutiini inimene, siis see on erinevad mängijad. Et võib-olla Transis on siis rohkem sellised mängijad, kellele see on üks variant lihtsalt, kellele see nagu ei sobi või ei meeldi.
Transil on muidugi siin nüüd, eks ole, täpselt, nüüd tuleb see karika poolfinaal, eks ole, kujutame ette, et noh, okei, praegu ei tundu kuskilt otsast. Ütleme, võõrsil Flora, praegune Flora. Aga suudad ära, noh, ma ütlen alati on see, keegi saab teisel minutil punase kaardi, eks ole, kõik pea peal nagu. Et karikas on karikas, Trans on alati olnud karikavõistkond, suudad siit midagi võtta, eks ole, aga muidugi järgmised liigamängud on ka Vaprus Flora Paide, et noh, edu. See Vapruse mäng nädal lõpus Transi jaoks on üli tähtis, no ülioluline, et sa sealt midagigi kätte saaks, isegi see viigipunkt oleks nagu mingisugune võõrsilt, okei täitsa. Et noh, see, noh, et sa tõesti seal ka nagu ei kaota, et kui seal ka kaotad, see kaotuste seere läheb ikkagi ilmselt väga-väga pikaks. No ja siis on sul selle sama Vaprusega juba 7 punkti. No ohumärk on see, et seal need koslepid tulevad nagu põhimõtteliselt ilma variandita. See on nagu vähe suurem mure. Selles mõttes see viimane mäng oli nagu natuke asjalikum, aga eks see punane, jah. Noh, samas see punane muidugi ei võimalda seda hinnata adekvaatselt. No see esimene poolega oli ikkagi, seal oli, Trans läkski väga madalalt nagu neid vastu võtma, et seal, kes oli siht pakkus ka välja, et nägid ilmselt, et meil Vapruse vastu oli nagu keeruline selle madala ploki vastu, et läksid ka, tulid alguses niimoodi peale, aga me suutsime selle nagu läbi ammustada. No, samas 2 väravat tulid ikka, eks ole, see täpselt nagu sa ütlesid otsajooneni tagasi. Kusjuures naljaks oli see, et Kalju tegelikult ründas terve esimese poole sealt vasaku ääre kaudu ja siis 2 väravat tulid sealt paremalt poolt. Üllatusmoment. Head löögid ka. Jah, läheme edasi, Kure ja Levadia 1-2 mäng, kus siis kui sa statistikat vaatad, siis nagu ei tohiks mingit küsimust olla, et Levadia jõuga võttis seal 3 punkti ära, aga see kuidagi seda mängu lõppu näinuna otsapildis, siis seal nagu oli, pidevalt oli selline tunne, et nagu äkki Kure võtabki, nagu lööb selle viigipunkti. No see oli see lõpusurve juba, nagu, et Karl-Romet Nõmmel on ilmselt suht kopp ees juba sellest. Lähed kaamera ette ja räägid jälle, et kõvasti võitlesin, et punkte ei tule. Nõmm tegi jälle, ise tegi ka mingid supertõrjid seal hunniku, on ju. Ja siis selline mingis mõttes klassikaline Kure selle hooaja mäng, tugeva vastase vastu, teed nagu mingis mõttes soliidse esituse, palju jääb nagu justkui näppude vahele mängu seest, aga 0 punkti. 2 sellist. Nii, ja kumb on parem siis? 12,5 prohmat. See on ju kehva. See on muidugi kehva, kui sul nagu pidevalt on niimoodi. No aga pidevalt võtaksid kehvema mängupildiga, võtaksid 3 punkti ikka vastu, on ju? No sellises olukorras ilmselt. No ikka. Kui sa ühe pealelöögi suudad teha, siis... Pikemast plaanist, mida see näitab, on ju. Jah. Ei, see jällegi, Kure jaoks tegelikult on kõik suht okei, ma ütleks. Praegu seal väike nagu õhuvahe hakkab vaikselt tekkima, on ju, aga see on pigem Transil hakkab see õhuvahe tekkima, mitte Kuressaarel. No selle mängu tegi huvitav. Vana hea sõber Frank Liivak ikkagi vaatas Valner seal 2 korda tahtis pikka lüüa. Ma ei tea, mis see muru seal oli, aga Valner pani ju alguses tahtis pikaks lüüa, lõi kasti peale, ei saanud palli õhku. Sa nagu esitasid seda Liivaku... Siis Valner teist korda ka ebaõnnestus tal see pikk pall. Ja siis Liivaki söödis talle nii halva söödu sinna tagasi, see 3, kus see värav ka siis tuli, Rõivassepp lõi ju sealt tühja, sisuliselt tühja. No siis vaadake see Liivaku sööd, kas sa ei saa ikkagi oma väravaile niimoodi teha, ära tee Valneril niimoodi. Lippab pall siukse väljaka peal, Valner ka tahtis ühega ära lüüa, vaata jälle sealt kasti peale, siis tuli 1 tuppa ka. Eeskujulik sõbra puhtaks rääkimine. Saime aru, kumb suurem sõber on. Liivak. Ei no mis asja. Ei, aga Levadiat vaadates, siis selle meeskonna enesekindlus on küll väga mõnus vaadata praegu. Et ka selle, ma liiga palju sõna ei võtaks poolt seal platsil ka midagi, nagu kevad on meil Eestis siiski. Aga siiski esimene muru ja kõik ja tõesti, siit-sealt ikka pall hüppas. Selle platsi peal ikka suudetakse ka mängida sellist, ma ei tea, tiki-taka, see on nagu mingi sõimusõna juba umbes, et see on natuke see, et kui sa keerutad nagu kuskil keskväljal ja edasi ei liigu eriti palju. Voolavat, ilusat jalkat, kus sa nagu näed ka, et mehed naudivad. Mõnuga mängitakse seal 1-2 puute söötudega ennast rünnakule, see romb, iganes, kuidas seda nimetamine, see töötab. Ainsalule tundub suurepäraselt sobivat see roll seal, et tal on nii palju vabadust liikuda, ta on nii kogenud, nii tark mängija, ta teab kuhu, kuidas, millal mitte minna ja edasi. Roosnup ju samamoodi tegelikult, mis tal sai 300 täis, eks ole, et Premium Liiga mängu lihtne, siuke rutiin tema jaoks heas mõttes, aga sa näed, kuidas nad nagu naudivad seda, seal on minu meelest täpselt parajalt praegu Zahhovaikol distsipliini ja siis sinna see 10% seda vabadust, tehke, möllake.
enesekindel. Sisuliselt hooaja algust saati on ka koosseis on paigas, on ju, et sa ei ole pidanud seal nagu sul on seal noormees Kortsov, eks ole, kes nüüd on saanud võimaluse ja ka vastutuse. Jälle see väravasöödu. Jälle sööt, eks ole. Sul on Tambedu, kes näitab praegu täpselt seda, et mida enesekindlus ründajaga teeb. Okei, natuke siin seal raiskab ka, eks ole, aga näiteks see, mille ta lõi, et sa lähed seal nagu esimese puutega vajutama sellist. Väga ilus värav, jah. Väga ilusti löödud. Ja ka tegelikult see, mulle väga meeldis tegelikult see karistuslöögi lahendus, kus 2-1 värav tuli. Et väike näide sellest, kuidas see üldkaamera pilt võib petta tegelikult. Tundus tõesti, et oot, et meeter peab vahet olema müüriga. Et Levadia mehed ründavatel mängijatel, et Levadia mehed seisid täiesti nagu Kuressaare meestel kõrval. Ja kui sa väravatagusest kaamerast näed, siis on täpselt see, et Vankva seisab meeter eespool, teeb maski nii-öelda müüris olevatele mängijatele, et nad ei näeks päris täpselt. Ja väravahil ikka? Ei, ta seisab müüri ees. Müüri ees? Müüri ees natuke. Huvitav, pandud sinna nagu teadlikult, müüri ette. Ja siis müüri kõrval teevad nii-öelda seda väravavahi maski, teevad Roosnupp ja Vendel, kellega läks võitlema seal Sinilaid, aga Sinilaid oli eraldi, ta ei olnud enam müüris ja Roosnupp oli müüris täpselt meeter, nii et kõik õige. Roosnupp, Vendel jooksid 2 lehte laiali, Sinilaid nihkus müüri kõrvale instinktiivselt nii-öelda Roosnupule järele, et seda auku nagu katta seal täpselt selle koha peale, kus Sinilaid oli, hetk varem, sinna Ainsalu lõi väga täpse löögi, madalalt posti kõrvale olemas. Kumb on senise hooaja parim mängija Premier Liigas, kas Ainsalu või Tambedu? Mina isiklikult annaks Ainsalule. Mina ka Tambedu teeb seda, mis välismaalane, see kõrge palgaga välismaalane peab tegema. See on see Roy Keane'i see, et siis job. Muidugi. Selle jaoks ongi Tambedu siia toodud, selle jaoks ta iga 10 oma selle palga saab. Ainsalu ei ole selle jaoks Levadis. Ainsalu on ka muudel põhjustel ju tegelikult toodud sinna meeskonda. Roll on natuke. Tambedul on, ma arvan, väga selgelt üks roll nagu. Ei, selles suhtes ma ei vaidle üldse vastu, ma ise ka pigem annaks Ainsalu selle. Aga 10 mängu 9 väravat Tambedu on kiitust väärt ja need on ju tulnud niimoodi, et ta ei pane ju ühes mängus sul seal kübarat ja siis ei ole 4 vooru kuival, et ta on stabiilselt. Väga ilusaid väravaid ka selle löönud, see, mis Kalju vastu lööi, see hooaja värava kandidaat selgelt. Ja viimane mäng, Vaprus United, 2-3 oli alles triller või? No kiidame siis, kui me laitsime ennem varri, siis nüüd kiidame. Ma hoidsin peaga kinni, mõtlesin, kui nüüd ka ei sekku, et lõpetage nüüd ära varba peale astuti või? Ei no vaata, selle varba peale astumise, see on väga-väga suur vahe, kas sa astud nagu jääd hiljaks ja astud või sa jooksed ja sul juhuslikult jääb vastase jalge, mis oli konkreetselt tol hetkel nagu, või tolles olukorras, selle 3-2 värava olukorras Sakal juhtus. Et jah, mina ka kiidaks varri. Muidu oleks meil jalgpalli ära lõpetada nagu. Ma reaalselt, ma olin püsti teleka ees, mõtlesin, et no kuulge, palun nüüd, et võtke nüüd palun kuskil keegi kokku ennast. Ja kiitmistest Mark-Andres Lepiku finishingi esimese Vapruse värava puhul, see oli ka tõesti nagu üks nagu ilusamaid väravaid kindlasti, nagu lihtsalt see võib-olla algus ei tundunud niimoodi, aga kui sa vaatad neid aegluubis kordusi ka sealt otsajoone tagusest kaamerast, välisküljega täiesti 10-sse sinna ka veel. Samas, kas see, tegelikult see meid Lepiku puhul ju väga ei üllata, me teame, et ta on võimeline sellisteks. Aga tal oli esimene värav see aeg Lepikul. Ta esimene voor... Andis väravasööta. Teine värav. Ta andis väravasööta. Karikas lõi, jah. See oli esimene värav Lepikul, kellelt ikkagi oodati ju saabaste täitmist. Kusjuures ta on hästi mänginud mingites mängudes, aga pole skoori teinud. Tuleb laita, et ründaja ei pea lööma ilusaid väravaid, vaid peab lööma palju väravaid. Natuke skaala teistpidi, aga see tõesti, mõtlen, kui väike selle löögi XG tegelikult oli, see oli suhteliselt terava nurga alt ja väravat kaitse oli ka suht lähedal. No kaitse enam ei seganud teda vist ju. Seal oli keegi peale Läänale ju veel juures. Ei, Läänale vist jooksis talle seal selle. No ta jooksis ju, ta ei nagu otseselt ei häirinud vist liiga palju. Nurk oli terav, väravat oli nagu suhteliselt hästi tegelikult asjad, kohustuslikud asjad kinni panda, aga seal ristnurk on alati vaba. 0,12 pakuks. 100-12. Päris hea pakkumine, jah. Täpne pakkumine, jah. Henri Väljalt siis, nagu öeldud, on 5 penaltit sel hooajal 5-5 ja väravakütti tedapärast taas väga kõrgel. Eelmine hooaeg oli ka ju, alustas väga lennukalt hooaega selle väravakütti tedapärast. Mind isegi üllatus nagu, et seal vahetusest tulnud Bruno Vainul oli vaja seal väravavaile mingi paber viia, et see peaks küll selge olema, kuidas välja lööb nagu. Ei, ja paber oli õigesti kirjas, sest sinna poole pürgi hüppe. See oli loogiline, sellest tuul oli, vaata, ma mõtlesin ka selle löögi ajal, kui välja lõi. Et seal ei ole, kui mina ka vastu tuult lööma läksin, siis
kas nüüd eranditult alati, aga üldjuhul ikkagi valisin selle vasakpoolse nurga. Et miskipärast, ma ei tea, kas ma nüüd füüsikaliselt räägin õigesti või mitte, aga kui ma löön vastu tuulega siis enda poolt paremasse nurka siseküljega, siis mul on niisugune tunne või kogemus, et see ta võtab selle tugevuse sellest löögist ära kuidagi ja juhib seda palli pahatihti nagu postist just vasakule poole või siis juhib nagu natuke mööda. Aga kui sa nüüd vastu tuult lööd sinna enda poolt vasakusse nurka ja kui sa jõu taha saad, siis see vastu tulev tuul, sa peadki natuke seda lööki timmima, siis vastu tuule abil ta surub selle palli just rohkem sinna küljevõrku vasakule poole. Et vastu tuulega on kuidagi naturaalsem ja loomulik sinna vasakule poole enda poolt vaadates lüüa. See on mingit teadussekkumist vaja, et kas vastab tõele. No, see on parem jalgsel, see sinna vasakusse nurka löömine, see on kui tuul on vastu ja sa lööd sinna, ta surub sul küljevõrku selle palli. Vot nii. Täppisteadus. Võib-olla ma räägin praegu oma kogemuse põhjal lihtsalt, et ja ega ma nüüd enda jutu jätkuks ütlen, et ega ma ei ole nüüd võrrelnud vaadanud, et kuidas väljaseni on peast nagu ei ütle, et kuhu ta on löönud, kas ta lõi samamoodi või teistmoodi või kuidas. Bruno Vainult väga hea öeldu sellele 2-2 väravale ka veel, seda kiidame. Ja tal oli jõudnud ka sõnumit ära sööda. Ja suhteliselt äärepoolikutele võiks anda. Mingid memod laiali saanud kuskil. Mis ära sööda? Ta andiski värava söödu. Seal tal oli 3 meest peal ja ta ju pani 3 meest kohvile. Või kohvile seal nagu Suarese dribling oli peaaegu. Ühesõnaga, see point on nagu see, et ääremängijad võiks nagu ette võtta ja siis nagu anda selle värava söödu. Enne ei tohi toppida seda palli kuskile. Jah, kas lööd värava ja annad värava söödu? Muidugi. Korra ei mulje, et nagu üldse sööta ei või enam. Väga 50-50 mängus tegelikult Unitedile väga väärt võit ja tabeli seis neil juba päris ilus tegelikult. 10 mängust 13 punkti, 6 koht ja viimasest kohast 7 punkti juba vahet. Ja eurokoht on kui kaugel? Eurokoht on, kui me räägime 4. kohast, siis on ainult 4 punkti kaugel Paide. Paide, kes oli äsja tabeli liider, on ainult 4 punkti Unitedist ees. Eurokoht 4 punkti kaugusel. Ja üldse vaatad tegelikult siis nagu peatreener võib päris palju enda peale võtta, et Vain vahetusest sisse, tegi värava, Gisala vahetusest sisse. Värav ja värava sööt, pol paha. Just, räägime ennustust. Aga sorry veel, et ma ütlen, et kaua see pull niimoodi saa kesta, endiselt jälle nulli mängu ei tulnud. Ei nagu ma praegu vaatan. See ei kesta nagu, et me lööme hooja lõpuni, lööme rohkem. Võitsid või ei võitnud? Ei, võitsid jah, võitsid. 10 mängu. Võitsid, aga varsti enam ei tule. 10 mängu on mängitud ja väravate vahe on 23-24. See on kõva aeg. 2,3 versus 2,4. Kõik on hästi. Lähme siis ennustuse juurde ka. Eelmisel nädalal see ennustussedel oli suhteliselt selline igav, sellepärast et nii Flora Harju, Trans Kalju, Paide Tammeka kui Kure Levadia, kõik ennustasid täpselt samamoodi, ehk siis soosiku võitu, on ju. Ja sealt läks ainsana siis mööda Paide mäng ja ainus selline differentsiaal oligi siis see Vaprus United mäng, kus siis Unitedi võitu ennustas Markus Jürgenson, ennustas Viivatpet ja ennustasin mina. Ehk siis olukord on selline, kus siis minul on 35 punkti, 27 punkti on Krisil, Laural ja Viivatpetil, 26 Markus Heiti ja Kristina Kangur 24. Ehk siis peafavoriidi ja liidri vahe ei vähenenud. Oleks kahju sust. Ei, kes on peasoosik? Peasoosiku ja liidri vahe ei vähenenud hetkel. Aha, selge. Ja järgmine nädal ka vist ei vähene, sest ma arvan, et seal on ka suht sarnased. Vaatame kohe üle, ehk siis Tammeka versus Kuressaare. Kes nüüd see peasoosik ja liider on? Sina ja... Ei, peasoosik ja liider on meie siis, jah? Ikka. Okay. Järgmisel nädal siis teisest otsast liider. Tammeka versus Kuressaare, seal juba võib väheneda või suurendada see vahe, sest Tammeka võitu ennustavad Kangur, Ilves, Jaansen, Jürgenson, Viivatpet ja Kuressaare võitu ennustan mina ja ennustab Heiti. Ehk siis selline juba esimene mäng võib siin muutusi tuua. Ei usu keegi Tammekasse, tundub teis. Puhtalt viimase mängu pealt. Levadia versus Harju. Siin on kõik ikkagi jäänud Levadia juurde kindlaks. Levadia versus? Harju. Harju saab uuesti A Le Coqile tulla. Vigade paranduse. Mingi hetk mõtlesin, et huvitav, kui palju Harju kahetseb seda, et nad eelmisel aastal karikas ikkagi ei suutnud United talistada, sest neil oleks ka ikkagi ju päris hea šanss praegu mingis mõttes ju olnud Euroopas saada.
Vaprus versus Narva. Siin on nüüd ikkagi üks mees, kes pakub Narva võitu ja see on Kris Ilves ja kõik teised siis ennustavad Vapruse võitu. Kalju versus Flora, vooru siis pealahing. Ja siin on nüüd pakutud kõike. Laura, Heiti, Markus ja Viivatpet ennustavad võitu Kaljule. Mina ennustan Viiki ja Kangur ja Kris ennustavad Flora võitu. Et, see on suhteliselt selline 50-50 mäng ikkagi, tundub vähemalt. Flora on viimasel ajal heasse hoogu tõusnud, Kalju on nagu terve hooaja stabiilsem olnud. Ja Flora on viimasel ajal Hiiul hästi mänginud ka või kuidagi on saanud oma võidud kätte minu arust. Niimoodi pole isegi vaadanud. No eelmine hooaeg oli eelmine hooaeg. Aga jah, siin ühesõnaga pakutakse kõike, keegi igatahes punktisid saab. Ja viimane mäng siis United versus Paide. Siin on üks mees, kes ennustab Viiki, see on Markus Jürgenson, kes ei pidanud Viiki ennustama mingil hetkel. Jah. Aus ja kõik ülejäänud ikkagi ennustavad siis Tarmo Kingi Paidele võitu. Kas see mäng juba on männikul või? No jah, peaks olema. Kuigi jah, see muru seal kõige paremas seisukorras pole. Ehk siis äkki Unitedil on võimalus selle pealt või? Ma arvan küll. Okay. No sellepärast see viigi ennustus ongi 0-0 või 3-3? No pigem 0-0. Pigem 0-0, et vapustab United teeb 0 mängu. Olgu nii, räägime paar sõna naiste jalkast ka, sellepärast et eelmisel nädalal tegelikult paar päris huvitavat mängu karikas peeti siis veerandfinaalmänge ja Saku Sporting sai siis juba 3. erinevas võistlussarjas sel hooajal Florast jagu, seekord küll penaltiseerias, aga alistati siis Flora ja liiguti edasi poolfinaaliks, Flora langes välja karikasarjast ja Flora siis kaotas ka liigas punkte Viik Viimsiga, mis tähendab, et nad on 4 selle hooaja liigamängust siis 2 juba kas kaotanud või viigistanud. Ehk siis mingisugune uus reaalsuse, et Flora ei olegi ikkagi meil selline teistest ülesõitja, et ikka rea meeskond ja seal on, või naiskond, ja seal on ikka päris põnev tabel on ju, kus on sul esinelik on, üks mäng nüüd veel, ja siis on esimene ring tegelikult peetud, kuna ainult 5 naiskonda ongi. Aga seda ju ennustati ka enne hooaega, et ilmselt see ülekaal ei saa nii suur olema. Jah, et see supp on tummisem, eks ju, et natuke tihedam, aga see on ikkagi suhteliselt unistuste tabeliseis, mis seal praegu on, et ma ei tea, kas seal on 2 või 3 punkti sees on 4 naiskonda, et kui niimoodi võtta lahti see tabel, kes seal, kuidas on? No Paide tõusis liidriks nüüd, eks ju. 9-8-7-7. 9-8-7-7. Ja Paide liider, jah. Ja nädalavahetusel ongi nüüd laupäeva õhtul pidi esialgu olema ju Flora Paide mäng 20:30 Sportland Arenal, eks selline tõesti õhtune maiuspala on ju. Aga nüüd see võistkondade soovil siis nihutati Paidesse ja kella 7 peale, et see oli mingisugune naljakas põhjendus, et amatöörmängijatel ei sobi nii hilja mängida ja tundus, et publiku huvi läheb täiesti nulli, kui nii hilja mängime, et on päris kindel ei ole, kas see publiku huvi oleks tõesti nulli läinud, et see just tundus nagu natuke siuke eriline mäng, et sul on nii hilja õhtul projektorite valgel on ju ja ikkagi Flora Paide selline ikkagi selge vastasseis, et võib-olla isegi rohkem mingis mõttes kui Premier League'as see Flora Paide rivaliteet võiks Paide, olla teema. Praegu küll, jah. Paide juhib. Just nagu see põnevus, nagu see, kas nüüd Paide ka võidab Florat? Neil on esimene omavaheline kohtumine ajaloos tegelikult ju ka. Et kui sa vaatad nii, eks ole, et Saku on 3 korda Florast jagu saanud ja Paide oli Sakus ikkagi päris kindlalt üle, siis see nii üks-ühene ei ole. Vaatasin korra seda ja lugesin, et mis neil on Floral kõigis sarjades 1, 2, 3, 6 mängu. 8 palli võrgust võetud. 4 tükki tuli ühes mängus, eks ole, see 4-3 või 3-4 kaotus Sakule. Aga eelmisel hooajal kogu liiga hooaega 11. Et vist selge, et nad on leidsime üles, kuhu koer on maetud. Või on see karika? Flora puhul, jah. Okei, ma mõtlesin, et koer on maetud, et spordidirektor naiskonnal on head tööd teinud. Aga muidugi see karikamäng, see oli vägev etendus selles suhtes. Ja see oli lisaajal ju, jah. Kolmandast minutist 90 pluss teiseni juhid, eks ole. Siis lähed kohe lisaaja alguses uuesti juhtima. Räägime Florast siis, jah. Flora, ikka lüüakse sulle ära jälle, eks ole. Ja ikka penaltiseerias. Ja siis penaltiseerias, eks ole, kus tegelikult oli ju minu meelest, kui ma nüüd õigesti mäletan, Floral oli võimalus võita see seeria üle sisse. Ei. Ja siis ikkagi keerati enda kasuks. Et jah, põnev. Jah, siit saame sujuvalt edasi minna välisestlaste juurde. Vlada Kubassova lõi finaalis värava, tuli Ungari karikavõitjaks, palju õnne, Vlada. Ja välisestlaste
sektsioonis muidugi kõige suurem tähtsam uudis on see, et Mattias Käidi lõpuks ometi tiitlipidu käes, ei suutnud küll ise võita, on ju, selle mängu lõpp läks käest ära, punane kaart oli seal ja saadi kaotus Baselilt siis, eks ju. Aga järgmisel päeval St. Gallen tuli lisapi ja Sioni peab tänama siis. Jah, Sioni tuleb tänada ja Tun siis tõesti Šveitsi meister üle või vastu kõiki ootusi, mis hooaja eel siis ilmselt neile pandi, nii et pole kordagi tulnud enne meistriks ja tuled esiliigast ja valitsed. Okei, me teame, et see Šveitsi meistriliiga võib olla natukene nagu selline põnev omamoodi üles alla. Aga see et Tun tuleb meistriks oli ikkagi tohutu üllatus, sellest kirjutavad välismaa mingid suured ajaleed. Käit ise ju kommenteeris, et kui nad ütlesid välja, et 6 hulka jõudmine oli eesmärk, siis juba inimesed natukene muigasid. Millest te räägite? Aga mida ta ka ütles, eks ole, see oli vist selles Jalka intervjuus, et ühtegi ego ei ole meeskonnas. Esimest korda elus. Mõni ikka on ju tavaliselt. Mõni selline mängija. No võib-olla pärast seda hooaega nüüd on. Äkki nüüd on, jah. Aga seal on ka oht, et mehed müüjaks ära. Eks ikka mõni on tegelikult. Kui sa oled pluss 18, siis on nagu lihtsam sellised asju öelda ja tunda. Ju sa suudad nagu siis allutada ennast ka piisavalt, eks ole, nagu võistkonna nõudmistele. Muidugi mingid mängijad peavad olema, kes võtavad enda peale, eks ole. Ei sööda. Jalgpallur kui inimloomana on ikkagi suhteliselt suure egoga üldjuhul. Et see siis kiitus peatreener Lustrinellile, kes ja spordidirektorile, kes on ja kindlasti. Ja kes siis suudab nagu selle asja hoida niimoodi sordiini all. Ma vaatasin, Lustrinelli oli siin öelnud ka, et 50-selt tuleb 3-4 päeva taastuda sellest peost, mis eile oli. Otse sündmuskohalt tuli läbi korrespondendi ikkagi videomaterjali ka, pidu oli suur, tänavatel oli jõhkralt palju rahvast ja ma arvan, et jah. Ja see suur linn ei ole seal jah, et tulid kõik inimesed välja. Kuidas see tunnis elab? Asutamisaasta on 1000. Kas see ei ole nagu 5-kohaline arv? Alla 100 000. Pakkus see suhteliselt väike. Enne, et kui su asutamisaasta on 1898 ja lõpuks võidad, siis võiks nagu rõõmustada ka, aga tunnis ma kohe ütlen sulle on 44 000 umbes, ütleb Wikipedia. See on enam Pärnu. Jah, igatahes palju õnne Mattias Käidile ja palju õnne võib-olla isegi rohkem selle puhul, et teine laps ka sündinud. Ilus kevad. Jah, väga ilusad ajad. Aga Vinks-Vonks ja teine eestlane läbi aegade siis Šveitsi meister. Jah, ja esimene neist Karol Mets sai siis valusa kaotuse Bundesliigas, ehk siis seal on asjad ikka päris ärevad juba. Ja Wolfsburg võttis veel viigi. No hea, et see viik tuli mitte võitu, nad juhtisid seda mängu päris pikalt. Ja olukord on nüüd selline, kus siis 2 vooru enne lõppu on Wolfsburg tabelis neist mööda tõusnud, samade punktide peale, eks ju ollakse, aga Wolfsburg on möödas, eks St. Pauli hetkeseisuga on kukkumas alla, seal on järgmine voor on niimoodi, et Wolfsburg mängib Bayerniga ja St. Pauli mängib Leipzigiga ja viimane voor on omaaline mäng, ehk siis selline must watch TV. Ehk siis järgmises voorus, selle sinu jutu järgi kumbki ei võta 3 punkti ja siis jagavad selle üleminekule mängule mine ja tundub praegu seisuga, siis jagavad oma vahel ära. Aga Heidenheim oleks saanud, ma ei tea, mis võidu seal võõrsil. Ja Heidenheim on ikkagi sellest hoolimata 3 maas ja neil on lihtsamad vastased. Täiesti võimalik, et nad lähevad seal veel viimasesse vooru võrdsete punktide peal kõik 3. Heidenheim ju 3-2 juhtis võõrsil Bayerni vastu. Jah, mõtleme veel, et need panevad omavahel seal viiki ja Heidenheim tõuseb veel mööda, et see selline stsenaarium täitsa võimalik ja on seal siis, nagu mis oli Kalevi, Paide Kalju oli üks aasta meil viimane voor, kus mõlemad olid pärast või Paide Levadia oli, kus mõlemad olid pärast lõpupilet oli tahastused, et kumbki ei saanud seda. Kumbki ei saanud, mis tahtis, jah. Et jah, tuleb selline kõva andmine, aga see mäng muidugi, ega siin ei ole mina... Kiidame Abdulii Siiseid Paide meest, kes lõi värava. See jätsi ühe löömata küll. Aga ta jätsi ikkagi ühe niimoodi löömata, et ma nagu reaalselt karjusin teleka eest, mida sa teed. See, mille ta ära lõi, see oli ka natuke see, et kui meie kiidame sisseid, siis tema võiks seda Mainzi väravahti kiita natuke, et see sealt sisse puterdas kuidagi. Aga kirjas, esimene kirjas. Aga ei ole mina õige mees siin hakkama, et hakata nagu Karol Metsa kaitsetööd kritiseerima, aga ma arvan, ta ise vist ka kummagi olukorraga väga rahul ei ole. Kumbki ei olnud otseselt tema viga. Aga oleks saanud teha paremini. Vist oleks saanud teha natuke paremini. Et lihtsalt ühes olukorras oleks võinud jätta, võib-olla tal oli nagu parem vaade
kaaslasele, et kas sa söödad keskväljale, et kui kaitse on või ründaja on seljas oma mehel ja teise puhul tuli väravavahi pikk pall ja siis ründaja lihtsalt suutis teda selja taga hoida, kuigi Mets teda pükstest ja särgist ja igalt poolt tiris korralikult, aga pöörati sealt ära, anti sööt ja tuli värav. Aga ma hakkasin muide mõtlema korra seda, et kui juhtub nii-öelda kõige hullem, St. Pauli kukub tagasi esiliigasse, kas see Metsa jaoks on kõige hullem lahendus? No selles suhtes, et ta kasvab leping läbi. Ta siis ilmselt läheb ära St. Paulist. Arvad? Et nad ei taha teda esiliigasse arvestades, et sealt läheb mehi... Ei, nad tahaks seda, aga ma arvan, et ta ise ei taha või? Et praegu ma olen aru saanud niimoodi, et see on Saksamaa meediat jälgides, siis nagu St. Pauli on valmis temaga lepingut pikendama, aga lihtsalt küsimus ongi Metsa enda puhul, et kas ta tahab esiliigas mängida, et tal on, räägitud siin mingid MLS-i variandid, et tal on nagu pakkumis ilmselt oleks, et see on nagu viimane hetk, kus sa saad mingisuguse suurema lepingu sõlmida, et ta on 33 nüüd saab. Sõltub mis muidugi sul lauale tuleb, eks ole, jah. Tal ongi vist sünnipäev ongi sellel viimase voorupäeval, et seal päris... 16 mai, jah, võib-olla küll, jah. Päris märgiline siis saad oma tuleviku paika, jah, nagu võib-olla. Ei, seda küll, jah, muidugi, et kui sul nagu tuleb veel kuskilt mingi tõesti hea pakkumine, siis tasub... Mitte, et see Bundesliga 2 oleks halb variant. Aga iseenesest muidu jah, see ei oleks paha, jah. Et tegelikult ma mõtlen nagu see, et ega tema nagu, kui me vaatame nagu Metsa kui Eesti koondise mängi, et ega nagu Bundesliga 2 mängimine teda nagu koondise kehvemaks kindlasti ei teeks, et see sellepärast ei maksa nagu muretseda. Natuke ilmselt ikka, Bundesligas oleks parem mängida kui Bundesliga 2, aga jah, kui sa nüüd vaatad, mis klubid seal nagu tipus madistavad oma vahel, et siis ma arvan, ei ole hullu nagu üldse. Aga lihtsalt nagu see, et kui su varuvariant on laual Bundesliga 2 ja ikkagi eeldatav Bundesliga 2 ülemine ots, siis ma arvan, et see on päris okei olukord, kus olla tegelikult. Ja ka praegu, kus nagu su koht algkoosseisus, me ei tea, mis treenerist saab, võib-olla treener vaetakse ära, kui seal alla kukutakse, aga koht koosseisus on ikkagi suhteliselt nii kindel, kui saab olla põhimõtteliselt. Eesti mehel Bundesligas on ju, et millest me räägime. No ja selle pealt, sinu öeldu pealt võiks eeldada, et uue mängupaiga leidmine ei tohiks nagu ülemäära keeruline olla, väga kõrgel tasemel. Ja Werder on sisuliselt püsima jäämas või ma ei tea, kas nad ongi kindlustanud, vist päris nagu ametlikult ei ole veel see vahe ongi vist mingi siuke vahe. Ma ei ole seda vaadanud, et kas seal see, et seal omavahel mängitakse, et kas seal on võimalik, et neist nagu veel... Vist nagu teoreetiliselt veel on, aga sisuliselt on kindel, et siuke tunne, et kui Karl Kabein nüüd vigastada sai, siis see nagu see teema on nagu laualt maas. Siis on väravate vahe on ka parem, nii et see on sisuliselt selge. Aga selline tunne, et kui Hein nüüd vigastada, siis Werder nagu jäi kuskile sinna, aga tegelikult teame ju, et Werderil on võimalus optsioon ta välja osta ja neil on plaan Backhaus vist nüüd maha müüa suvel päris suure raha eest, seal räägitakse ikkagi, mis on siis 6-0-ga 8-kohaline summa on ju. Vaata kui naljaks, et oli mingi aeg, kus me nagu lootsime, et Backhaus võimalikult palju palle sisse imeks ja nüüd on see, et see ei saa hästi. Et ta on teinud päris häid mänge ka nii palju, kui ma olen nagu lugenud, et see on täitsa variant, et Hein saaks järgmine aasta isegi Werderis jätkata ja siis juba esinumbrina, aga seal ilmselt on päris palju erinevaid peaasi, et seda, mis see oli see James Traffordi saatus ei ole. Tuled esinumbrit, siis tuleb Man City'ga käed, ma olen esinumber ja siis viimasel hetkel selgub, et see vend saab tulla, okei tulla. Ja Glorius Karius tõusis nüüd Schalkega Bundesligasse. Ikkagi ronis sellest, vähemalt praeguse seisuga on roninud sellest suurest august välja. Läheme välismaa nurgaga edasi. Meistrite liiga oli meil siin eelmisel nädalal suurelt ees, sellepärast, et poolfinaali avamängud mängiti. PSG Bayern 5-4 oli aastamäng. Mäng oli niimoodi, et ei lasnud nagu päris tõsiselt magama minna. Kes kaitsetööd hindavad, neil võib-olla ei olnud aasta. Seal, ütleme, päris paljud väravad olid ikka sellised, kus seda kaitsele ei olnud väga midagi teha. See oli raju nagu mäng, ma vaatasin ja nagu milliste kiiruste pealt, millise kvaliteediga, mismoodi, täpselt see, mida sa ootad meistrite liiga nagu nendest kõige viimastest mängudest. Nagu tippudest, jõhker asi oli see nagu. Luis Enrique lause oli ju huvitav, mulle meeldis pärast mängu, et me väärisime võitu, me oleks väärinud ka viiki, me oleks väärinud ka kaotus seal mängus, et nagu see oli niivõrd kui üles alla see käis, eks. Ja kes see kompanii ütles, et ei jõua ära oodata. See on ka päris kõnekas. Kolmapäeva õhtu, Allianz Arena. Tal oli hea, vaata seal kuskil kõrgemal rahulikult vaadata.
rahulikult. seal oli nagu NASA juhtimisjaam oli kõrval. See oli võimas, analüütikute vahel seal, moodne jalgpall. Ja Gert küsib meilt, kas Atleti suudab Arsenali ära ammustada Emiratsil. Eks teine poolfinaal on ka tegelikult küll. Kas suudab? Jah. See oli tegelikult ka selles mõttes omamoodi äge mäng nagu, et teistmoodi. Aga vaata ikkagi poolfinaalid, see intensiivsus ja kõik see pinge õhus, see on natuke teistsugune need õhtud. Et ma ütleks, et mõlemas paaris on täiesti lahtine. Täiesti lahtine. Mina küll ei oska kummalegi eelistada. Kui sul on 5-4, kui sul 9 väravat lüüks ühe mängu, kes variatiivsus on nii suur, et sul vabalt võib ka teistpindi pinda. Jumal tänatud, et need 2 viimast tulid, eks ole, sest korra tundus, et see on tehtud. 5-2, jah. Et isegi Bayernil kodus 3 pealt 0-3 pealt tagasi tulla nii-öelda, siis keeruline. Mul viskas enne mängu vahetult enne PSG Bayerni mängu viskas Ott Järvele selle Facebooki postituse sinna seinale ette. Ennustan, et 2 mängu peale lüüakse kokku vähemalt 8. 9 oligi. Oli 9 või? Lüüakse 9 värad. Tahti esimese mänguga 9 ära. Pani täitsa mööda. Teine mäng tuleb 0-0. Tuleb 0-0. Variant. Triigivad seal. Nädal loetum uudis oli meil siis Gert Kamsi kommentaar Voova vallandamise järel. Ehk siis jällegi tõestus sellest, et Paide läheb inimestele korda. Kõik need 3 lauset tegelikult, mis ta ütles. Pantasist räägime teine kord, võib-olla võtame paar kuulajate küsimust ka ette, vaatate küsimust, et Silver, ma ei tea, kas see oli küsimus või kommentaar, et jäähoki teeb rohkem kasu kui jalgpall Eesti erinevate rahvaste integreerimisel. Palju õnne jäähoki koondisele, kes tõusis A-divisioni, ehk siis maailma vist kas 22 või 16 parem sekka? 17 kuni minu arust oli. 17 kuni 22 esimest. See on nii keeruline süsteem. 17 kuni 22 ja A-division või selle esimese see on see esimene on see, kus mängitakse päris MM-i, Päris. Nad on nagu esiliiga A-grupis on nad. Nii-öelda, nad on mitte kõrgliigas, vaid nad on esiliiga, jah, põhimõtteliselt. Ja seda siis ilma Robert Robata, kes mängib ju elus esimest korda Soome meistritiitli peale finaalis, on siis esimeses mängus väravasöödu ka. Seal tuleb ka pöialt hoida, aga küsimuse juurde tulles ma lihtsalt sellest suhtes tahaks vastu vaielda, et jäähoki harrastajate arv versus jalgpalli harrastajate arv, see on ikkagi niivõrd palju erinev, et seal nagu lihtsalt see jalgpalli mõju on selle pealt juba nagu lihtsalt. Tahaks alati küsida, et kas me peame võrdlema nagu neid, et mõlemad teevad palju, minu mõelest ja on teinud ja teevad edasi. Tipp-top. Et ütleme, kui sa võrdled korvpalliga näiteks, kus ju põhimõtteliselt Eesti venelasi nagu tipptasemel sisuliselt ei olegi, on ju. Et siis seal see on see igipõline küsimus, et kuidas see nii on, et meil pole isegi ühtegi sellist, ütleme, Ida-Virumaa satsi näiteks, eks ole. No vahepeal see Hito oli, on ju. No jaa, aga need on väga sellised nagu marginaalsed käimised olnud kõrgliigas üldse. Jah. Ja Henri küsib siis, miks nii vähe jalgpallimänge eelmisel nädalal oli. Selline tunne võis tõesti jääda, sellepärast, et pühapäeval ideaalne ülesehitus. Pühapäeval ei olnud mänge. Ettepanek siis, kui saate alguses tegime ettepaneku, siis nüüd teeme uue ettepaneku, niimoodi võikski olla. Laupäeval kõik mängud kell 5 õhtul, 5 mängu korraga. Ei, mitte nii, mitte see mulle ei meeldi. Aga see, et reedel algab, see on väga kihvt. Reedel hakkab ja laupäeval siis ülejäänud. Ja pühapäev on puhkepäev. Ja kes nagu välismaa jalkat vaatab, siis ma ei ütleks, et teile nagu vähe oli. Inter tuli meistriks. Kõik jutud. Barcelona ei tulnud meistriks veel. Real Madrid ei pea neile seda spaleeri tegema Camp Nou'l enne klassikot, et ma arvan, kui nagu mingi motivatsioon, me räägime siin, ma ei tea, kes neil seal spordidirektor või kes neil rääkimas käib, aga et kui seal oli mingit motivatsiooni vaja, siis ma arvan, et lähed uksest sisse, ütled, mehed nagu päriselt tahate teha järgmine nädal sellist asja seal Camp Nou'l. Ei taha, ja siis teate, mis teha on vaja. Vinicius teadis, tegi. 2 väga ilusat ära. No ega kiiresti nende riietusruumis käimistega on ka, nagu need on erinevad käimised. Soomes, ma mainisin, Soomes tuli meil lõpuks, mis ta oli president. Ta olid sellised pika, terava ninaga, mustad läikivad kingad, mingi Soome kinnisvara ärimees. Ja siis ta kõndis nagu hästi aegselt käed selja taga. Ta ei räusanud, ta ei karjunud, ta ei sõimanud. Ta kõndis seal riietusruumis, nagu meil oli rohelist värvi põrand. Seal üks spordikott oli nagu tal kogu aeg ees, siis ta iga kord, kui ta edasi-tagasi kõndis, ta kogu aeg nagu, siis ta pidi, nüüd astus paremal, siis pidi kotist üle astuma, siis kõndis edasi 5 sammu, siis haud vaikus ja kõpp, niimoodi. Ja siis küsis lihtsalt küsimusi, et kes teile palka maksab ja nii edasi. Esitas sellised küsimusi. A töötas? No väga hästi töötas. Selles mõttes nagu töötas, et järgmised mängud... Ei, me olime seal, läksid okei? Me hakkasime
üleminekumängudele vist kukkuma seal lõpus, aga siis jah, suutsime püsima jääda nagu. Ja sa küsis jah käed selja taga mul siiamaani, ma ei tea, kuidas see korrektne on, kuga maksab teie palgat? No võtta. Mulle meeldib see, kui inimesed ei esita süüdistusi, vaid esitavad küsimusi. Ja siis ta küsis nagu veel, ta küsis nagu, et kas Raul, kas sina maksad palgad? Raul vastas ei. Siis ta küsis teiselt mängijalt, et Andre, kas sina maksad palgad? Andre pidi vastama ei. Sellise stiiliga oli. Ühesõnaga, tema nimel pidi mängima. No kas ta nüüd... Ei, ta lõpuks jõudis sinna, et need fännid, kes seal tribüünil on, et jõudis nagu ringiga sinna. See on hea, kui nii on. Ütleme, et siis, kui me siin räägime, eks ole, et kellelegi nagu Paide siis üldse teised klubid nagu nii-öelda midagi võlgu on või nagu vastutavad, siis nende ees küll, jah, kes käivad vaatamas. Keda oli meeldivalt palju? 500 pluss. 500 pluss, jah, tehniliselt küll. 501. Oli sul küsimustega kõik, mulle tuli ka üks eraviisi. Päring. Jürgensonile väga konkreetselt, ära tenegusid. Sa oled seda natuke rääkinud ka, aga küsimus, et kuidas sa äärekaitsesse sattusid just täpselt, et mis positsioonidel sa üldse veel oled mänginud? Ma olin äärepoolik. Ratnikov, ma ei tea, kas ta arvas, et ma olen liiga kummik seal ääres. Äkki. Pani minust oli Raika, jah. Sergei Ratnikov, siis ta tuli alguses temaga, ma olin poolkaitse. See oli Tammekas veel? Tammekas, jah. Raika tuli Tartusse. Ja siis Raika, ma ei tea, mis ajandil, ilmselt see oli jälle kuidagi niimoodi, et keegi oli äärekaitsest puudu, siis kõige loogilisem on äärepoolik. Siis pani sinna, vaatas, et mingid omadused klappisid ja jättiski sinna. Ja sinna ma jäingi. Et sul, jah, ühesõnaga küsimus oli nagu ka see, et kas vahel pannakse see, et ainuke vend satsis, kes vasaku jalaga hakkama saab või siis nagu mis seal on, see kõige kehvem vend peidetakse sinna ära või nii edasi. Maksam väravasse kõige äärekaitsesse. Et sa tegelikult, see nali, eks ole see, et see kõige kehvem vend pannakse sinna, see on tavaliselt sellistel, ma ei tea, mis firmade turniirid ja 4. liiga. Ma olen ise see vend olnud, kes pandi äärekaitsesse. Paremas kaitses tavaliselt mängib vend, kes jaksab palju joosta, ei ole kunagi vigastatud. Aga mängige vasakul. Ja saab 36 mängu ajal. Okei, kaartidega jätted vahele. Ja siis vasak on see peitmise koht nagu nii-öelda tihti peale. Aga et selles mõttes, et ma ei mäleta. Isegi Eesti mõistes tippjalgpallis on ikka vähe teisiti. Jah, ma ei mäleta seda, mis ajandil Ratnikov mind sinna pani, aga tema liigutas. Kuigi ma olin nagu see ma olin nagu see üleaste vend, vaata. See ikka, harjutasime neid üleasteid ja värki, et ma olin nagu ikka reviv äärepoolik alguses. Selge. Küsimus inimesel on tingitud sellest, et olles ka ise kunagi nagu äärekaitsjana mänginud, et siis just see, et kuidas tänapäeval see roll, eks ole, nagu kasvanud, võib-olla omal ajal oli tõesti see, et sa, praegu sa ei saa elu sees sinna peita kedagi, isegi kui sa tahad väga nagu, et nende roll on nii suur. Ja ütleme, äärekaitsjate osatähtsus ja tähtsus üldse mängu joonises, mängu plaanis üldse on suuremaks läinud. Kuigi nagu ütleme, see on õige joks, et on Roberto Carloset ja mis Sanetid ja Kahvud ja sellised vennad on ju mänginud seal. Oleks võinud tõsta esile, okei, ta siin mainib isegi Ballon d'Ori, nagu, et võib-olla Gary Neville'it ma sinna lausesse ei paneks nagu samasse, aga Roberto Carlos võib-olla juba küll, eks ole, et vähemalt nagu kuskil kõrgel kohal võiks mingitel aastatel olla olnud, eks ole. Aga kaitsed ei ole kunagi, see Cannavaro on üks erand. Kujutad ette, mida peaks äärekaitse tegema, et Ballon d'Ori võita? Andma 20 tärava söötu ja lüüma ise... Ja mis see Trent Alexander-Arnold tegi siis või Robertson, mis nad tegid siis? Trent Aski Ballon d'Ori võtsi, sellepärast ta läkki reali. Jah, ta on kaitses vaata suht kaigas nagu, vähemalt osade arvates. Et see pool jätab soovida, aga ei, muidu ütleme, kui kunagi on olnud variant, et mõni äärekaitsja võiks vähemalt Ballon d'Orile tõsiselt kandideerida, siis praegu on küll see ajastu minu mõelest. Sinu ajal võib-olla nooruses oli see suht tõesti ma olin konkreetselt minust rääkides, siis miks ma ei saanud, siis oli, et ma olin puhas äärekaitsja. Et miks sa Ballon d'Orile Okei, meil läheb nii lobaks. Selge, saime selle teada. Meil läheb nii lobaks. See nädal seda probleemi ei ole, et jalgpalli ei oleks. Meil on teisipäeval, kolmapäeval, neljapäeval, reedel, laupäeval ja pühapäeval Sokkernet TV's otse ülekanded, homme ja ülehomme siis meeste karikasari, see on esiliigat ja siis on nii naiste kui meeste meistriliiga ka veel reedest pühapäevani, nii et jalgpalli jagub. Kohtume juba uuel nädalal, kõike head.